Tere! Oleme Luuleraadios, Pärnu stuudios, kohvikus Passion. Mina olen Kivisildnik, minuga on siin Jaak Känd, Leonora Palu ja Raul Majas. Meil on täna plaanis rääkida Pärnu luuletajate tuuridest mööda Euroopat ja slämmi Tartus. Hoiatame hirmsate uute luuleraamatute eest. Kui aega ja tahtmist on, räägime viimasest loomingunumbrist. Härra Känd tutvustab meile sünnipäeva last Innokenti Anjenskit ja võib-olla tuleb veel mõni üllatus vahepeal, aga see on meie enam-vähem tänane plaan. Me loodame teha seda saadet iga kuu vähemalt ühe korra ja erisaateid sinna juurde. Külalised rabelevad juba järjekorras, et meie saatesse pääseda, aga täna ajame läbi oma jõududega, sest meil on siin omal tegemist olnud palju ja on asju millest aru anda. Nii et ühesõnaga, esimene punkt on Läti suur luuleüritus Luulepäevad. Mina käisin seal esinemas, aga härra Känd laekus sinna juba varem ja ole hea, räägi sinu muljetest. Jah, siis rahvusvaheline luulefestival, mis kannab üldisemalt nime Rainise päevad, toimus seekord Lätis juba rohkem kui 60. korda. Nad hakkasid vanal hallil nõukogude ajal pihta ja kestsid nad 10 päeva, põhiliselt üritused Riias, aga ka 8 Läti muus linnas ja üllatus, üks üritus oli ka Birminghamis Inglismaal, kus tähistati Janis Petersi 80. juubelit. Plaanisin alguses olla seal 4 päeva, aga piirdusin lõpuks 2. 2 päeval käisin 5 üritusel ja esimene, kuhu ma siis vaatama läksin, oli siis niisugune mälestusüritus Riia kalmistul, kus on Rainise memoriaal ja seal siis loeti, nagu see kombeks on, lahkunud luuletajate luulet, lugesid Arno Junse ja Kaida Javlovskaja. Luuletajad olid siis Belševitsa, Elsberg, Sausin, Šluks, Rumnieks, Kempe, Adamsons, Tšaks, Aspasia ja Ranis ise. Kõike seda tehti muidugi läti keeles, vahele mängiti muusikat, aga kalmistul oli muidugi selles mõttes huvitav olla. Sealt kohe edasi läksin ühele noorte üritusele, kus oli siis kohvikus, oli siis liftiluule. See oli üks autorirühm, kes 2 aastat tagasi, kui need noored 16–20-aastased käisid Läti Kirjandusakadeemia luulekojas, sattusid koos liftiga sõitma ja nendega oli siis veidi vanem luuletaja Inga Kaile. Ja siis tegid sellise rühmituse ja selle rühmituse esinemine oli siis. Selles kohvikus baaris oli umbes 50 kuulajad, kõik noored, mina olin nagu üks vana tarikas seal nende seas. Loeti muidugi läti keeles, kuna ikkagi üritus on reeglina orienteeritud kohalikele ja mina läti keelest tean ainult Saldejumps ja Luutsu ja Paldies, siis oli päris huvitav kuulata. Et paar luuletajad olid päris ägedad, aga meie niisugused lavaluuletajad, sest seda võiks lugeda nagu lavaluuleks, et kui nad kohvikus esinevad, teevad seda asja natukene paremini. Ja siis sama päeva õhtul oli veel 3. üritus. See oli siis üks noorelt lahkunud eelmisel aastal Läti luuletaja Andis Surgunts ja siis tema luulekogu anti välja, mille nimi oli Unustuse kaunimad hüpoteesid. Toimus see kesklinnas ja seal oli ka kuskil 50-60 paar oli tuubil rahvast täis. Tema sõpru, tuntud Läti noorema põlvkonna luuletajad Tom Streibersk, Arvis Viguls, Artis Ostups olid seal. Lugesid siis sellest tema kogumikust, mis alles tuli trükist välja, igaüks, mis talle meeldis ja lauldi vahel laule ja see oli päris põnev. Aga jällegi läti keeles ja õhtuks ma olin päris väsinud, et läti keel saaks ka aru,
aga vähemasti seal see esitus oli tunduvalt nagu emotsionaalsem ja toredam. Ja siis teisel päeval oli üks põhiüritus, kus ma käisin. Läti riiklikus raamatukogus oli siis see rahvusvaheline osa, mis neil alati on ka kavas. Ja seekord oli neil Balkanilt 3 luuletajat. Albaanlane Parit Teferici, makedoonlane Koko Zdravevski ja serblane Petar Matović. Need siis lugesid igaüks oma keeles luulet. Jällegi ei saanud mina nendest keeltest suurt aru, aga kuna need on slaavi keeled, siis olid veidikene ikkagi midagi mõistetav või slaavi keele lähedased keeled ja tõlgiti läti keelde. Ja siis väga huvitav oli see serblane Petar Matović, kes luges niisugust sõjakat luulet ja tõlkis seda läti keelde üks Läti nooremapõlve ägedamaid luuletajaid Arvis Viguls. Ja muusikat tehti seal siis ka, üks Läti ansambel mängis siis Balkani muusikat, mis oli iseenesest huvitav. Ja seal tekkis üks huvitav situatsioon selline, et kui esimene lugu oli ära tulnud, siis makedoonlane tõusis püsti ja ütles, et see on tema lapsepõlve laul, mida nad seal mängisid, aga nad mängisid seda siis instrumentaalses variandis. Ja ta oli väga tänulik, et tekkis niisugune hell moment. Nii, aga nüüd räägime sinuga edasi. Sina said nende Vigulsiga vist kokku veel seal pärastpoole. Ja ma sain nüüd teada selle Läti poedi nime, väga tore inimene oli. Õhtu, kus mina esinesin, oli Balti luuletajate õhtu. See oli ühes kunstikeskuses, kui minna üle silla raamatukogu poole, siis paremat kätt üle jõe on üks riba, maariba, ja selle maariba peal on mingisugune hämar kunstikeskus. Ja seal kunstikeskuses see oli juba õhtul hiljem. Kunstikeskus on telgi moodi, mingi seintega õhk käis sealt läbi ja need, kes peanud pintsaku veel tulid nagu meie Kuntarsiga, Kuntars Koodins oli tõlk, kes väga hea eesti kirjanduse tõlk, kes tõlkis minu asja, me koos lugesime. Ja mina olin siis viimane esineja, et kogu aeg läks külmemaks oli juba hirm, et selle lõpuks enam keegi kohale ei jäägi. Sest esimesena luges Läti noor geenius ja oli täiesti nagu kobe, sellepärast et teda tõlgiti inglise keelde. Et sellest oli võimalik aru saada. Oli selline maagilise realismi poole väga veider ja kummaline luule. Aga teisena esines Läti kirjanike liidu aseesimees, kelle nime siinkohal ei olegi põhjust nimetada, sest see tema esinemine oli põhimõtteliselt peenikese häälega kivunumine. Ühesõnaga, ta oli selline korpulentne tädi, kes tegi peenikest lapse häält. See tõlgiti küll läti keelde. Ma siis palusin Kuntarsil tõlkida, Kuntaris ütles, et seda ta ei tee, et see on lihtsalt üks mingisugune naiste elujutt ja see on ääretult igav. Ja küllap see ka nii oli, sellepärast et reaktsiooni eriti publiku seest ei olnud. Kui tõlget loeti, siis ei olnud reaktsiooni, kui tädi ise tegi peenikesi hääli, siis mõnikord oli reaktsioon. Aga kuna ta tegi seda monotoonset peenikest häält, ega see kaua nagu publikut ei köitnud. Aga lätlase peal oli küll, oli selline enam-vähem normaalne reaktsioon. Ja siis, kui me olime seal juba korralikult külmetanud, lasti meid ka Kuntarisega peale. Enne seda oli veel intervjuu, kus leedulane muidugi suutis 20 minutit mu meelest täiesti mõttetut igavat ingliskeelset kultuuriametniku jahu ajada. Siis ma püüdsin üritust päästa ja lihtsalt ühesõnaga, seal olid mõned üksikud küsimused ja see oligi mõeldud paari lauseline intervjuu, aga leedulane haaras muidugi härjal sarvist ja pidas loengu. Millest see loeng oli, raske meenutada. Tavaline kirjandusametniku sajoob, mida ta seal siis välja elas. See oli suhteliselt kurnav. Aga siis sai ise lugema ja see oli nagu tore kogemus, sellepärast, et lätlastele Eesti karvasem luule ikkagi väga meeldib ja ikkagi seal oli paar eestlast, et isegi eestikeelse lugemise peale oli veidi reaktsioone kuulda, aga tõlked nagu kõlasid hästi vast, et inimesed muurasid seal päris lõbusasti ja pärast tulid kätt suruma ja õnnitlema ja küsima, kas ikka raamatut on läti keeles. Tegelikult on raamat, sellepärast, et meil on Kontraga ilmunud. Kontral tuli just äsja Lätis tõlkeraamat, aga enne seda, ma ei mäleta, juba päris mitme aasta eest ilmus meil 2 peale.
Rooseni kirjastusel. Siuke paks raamat, ühelt poolt on ta kontraraamat ja teiselt poolt on siis minu oma. Keetmata pisarad on minu selle Läti tõlke pealkiri. Ühesõnaga oli päris tore. Ja tore oli ka see, et pärast seda etendust anti süüa. Ja söök oli normaalne, tavaline söök, mida ikka pärast luule lugemise antakse, isegi veini oli, mis sai küll kaunis ruttu otsa. Aga seal oli üks tore tegelane, kelle nimi on elav suurim Läti luuletaja, nagu mina teda kutsun, Juris Kronbergs, kelle raamat on Loomingu raamatukogus ilmunud. Nad olid just äsja Guntar Skodinsiga tõlkinud rootsi keelde. Kronbergs on elanud Rootsis kogu elu praktiliselt ja alles nüüd äsja tulnud Riiga. Et lätlane, aga Rootsis. Selline inimene. Ja siis nad olid teinud nii suurepärase Kaplinski luulakogu, sest Kaplinski oskab ise kaunis hästi rootsi keelt, et Kaplinski oli selle läbi lugenud ja öelnud, et mina ei tunne neid tõlkijaid, aga see on minu kõige parem tõlge. Viimasel sellise kummalise aeglase häälega, nagu umbes nagu Kross oli oma viimastel aastatel. Ei tahaks küll olla prohvet. Aga ühesõnaga tore luuletaja Kronbergs oli seal. Lobisesime. Temaga varemgi üritustel kokku saanud ja ta on selline kuidagi nagu muhe inimene, kellega on võimalik nalja teha. Väga paljud Läti luuletajad, mul on tunne, ei saa naljast üldse aru. Aga meeldiv oli veel see, et enne seda, see oli hästi tihe päev, enne etendust oli intervjuu Pilspaaris, kus töötab nende kultuuriportaali Punktum toimetaja, kelle nime mul kuskil üles kirjutatud, aga pole väga tähtis. See intervjuu on praegu Punktumis avaldatud, kui keegi viitsib guugeldada Punktum ja Kivisildnik, siis te leiate sealt mõned intervjuud, siis vaadake seda uuemat. See on läti keeles, aga lugesin seda Google translaatoriga ja ma sain 85% aru ja tundus, et see oli see sama jutt, mida ma oma puu inglise keeles rääkisin, nii et kõik oli väga tore. Tuli isegi Läti sõpru nüüd selle inteka peale, vaat mingid Läti nimedega Facebooki sõbrad on tekkinud, et ju siis kõnetas kedagi. Et selles on eluloos on jälle CV-s on rida juures intervjuu antud. Intervjuu oli päris tore. Pealkirjaks olid nad pannud lollid inimesed. Ma ei mäleta, kuidas need intervjuud tavaliselt, aga see oli ilusa pealkirjaga. Lollid inimesed, mulle meeldis. Aga see ei olnud lambist võetud, ma rääkisin sellel inimestest. Ühesõnaga küsimus tekkis mitu korda millegipärast intervjueerijale, et kuidas see ikka on, et niimoodi, et siin tõlgitakse läti keelde ja kas ikka ise saad aru, ma ütlesin, et ei saa aru, aga kuidas see siis niimoodi, et kus sa oskad hinnata neid tõlke, ma ütlesin, et muidugi ei oska hinnata, aga ma oskan nii lihtsalt kirjutada, et iga loll oskab tõlkida. Ma olen reklaamiagentuuris 10 aastat töötanud ja mul on selgeks tehtud, et asjad peavad olema lihtsad ja ma kirjutangi lihtsatest asjadest, lihtsatest inimestest, et midagi keerulist seal ei ole. Ühesõnaga oli selline tore Läti üritus. Pärast Kronbergsiga kohtumist oli veel ühe karvase Läti luuletaja lugemine kuskil teisel pool Jõge Õllekas, aga see läks nii õnnetult, et see luuletaja oli midagi meie Marko Mägi või Indrek Rüütle taolist, mingi pohheelmane ja ta oli ilmselt kuskil nii täis, et ta sinna üritusele kohale ei jõudnudki. Siis üritus kuidagi õnnestus päästa, mingid noored preilid lugesid siis ta luuletusi, aga loomulikult läti keeles, aga rahvast oli sellel üritusel ka omajagu, et nende pohheemlased on kaunis heal järjel, vähemalt publiku poolest. Ja kuna see oli odav õlle koht, siis arvata võib, et see mängis seal oma osa. Ma ei tea, kas kellelgi on küsimusi meil siis lauast või väljaspool lauda, et võin hea meelega rääkida sellest üritusest. Ma olen seal muide varem esinenud ka pealaval. See on kaunis ikkagi võimas. See on, ma ei tea, kas keegi mäletab, kunagi olid siin Port Arturi juures Volbri ööl tasuta üritused, kus oli umbes 5000 inimest, kui bänd mängis tasuta. Ja ükskord mul oli au korraldada seda üritust reklaamifirma töölisena ja siis ma kutsusin siia ka luuletajaid, olid ruitlased ja kontrad ja midagi taolist. Ja see läks nagu päris hästi. Tundsid ennast pärast nagu kohalikes kõrtsides nagu rockstaarid. Tehti välja ja kutsuti öömajale ja kõik oli ilus. Et selles mõttes see oli midagi taolist. See oli Rainise kuju juures kuskil pargis, kus on väga suur plats ja siin oli suur lava ehitatud. See oli tõesti silmapiirini inimesi. Kuskil, ma oletan ka mingisugune 5000.
no sama palju nagu siin Port Arturi sellel üritusel, et see oli, sellist luuleüritust mina ei ole varem näinud. Kuigi räägitakse, et Ladina-Ameerikas on staadioni luuletajad, kelle üritustele oodad, nagu rockbändid, staadionil loevad luuletusi ja inimesed seisavad ööpäevad järjekorras, et saaks luureüritusele, aga pidid olema, ma ei ole ise ühtegi sellist nagu lindistust viitsinud kuskilt välja guugeldada, midagi räpitaolist ja ühiskonna teemadel, kuna neil see elu on seal kaunis nädi, et need raske elu teemad neid ikkagi tõmbavad käima päris hoolega. Nii, sellised luuletused ja muljed Lätimaalt, et ma ei hakka seda setti ette lugema, sest ma ei tea, Guntars pani selle viimasel hetkel uutest tõlgetest kokku, et ma saatsin Guntarsele viimaseid raamatuid ja siis ta oli päris kiiresti viimase 2 nädalaga tegi hunniku uusi tõlkeid ja nüüd loodab, et võib-olla leiab ka kirjastaja, ehk tuleb sealt raamat, aga väike üllatus. Kas see tuli eile see uudis, Noora, et Kultuurkapital on eraldanud raha sinu 3. luulekogu jaoks? Nii et õnnitleme Leonora Palu 3. raamatu rahastamise puhul. Sellised meeldivad üllatused. Nii, ja ma siis natukene räägin veel siia lõppu oma viimasest kohast, kus ma läksin siis veel teise päeva õhtul. Neil nüüd 2 aastat toimus selline luulekinoõhtu ja see oli kesklinnas kohvikus Film Noir ja pakuti seal siis luuleklippide programmi. Luges Maira Toobele, oli lühifilm tema luuletustega, need olid ingliskeelsed ja filmitud olid analoog 8 mm filmiga. Pärast seda oli siis rääkis Sergei Timofejevs, kes on Läti venekeelsete luuletajate rühmituse Orbita üks põhitegelasi, oma kogemustest luulevideotest ja uutest luuletustest ka. Ja see oli nüüd päris huvitav, sest seal oli nii inglis kui ka venekeelset juttu, millest ma ikka aru sain. Aga ma mõtlesin, et äkki ma siiski räägiks sellest Arvis Vigulsist veel mõne sõna. Nimelt, kellega sa kokku puutusid ja lugesite, et tema tõlkis siis seda Serbia luuletajat. Ta on 32-aastane ja talle anti ka selle festivali ajal tema 3. kogu eest, mille nimi on raamat eelmise aasta luuleauhind. Nüüd sellest raamatust mul midagi võtta ei ole, aga tema luule näitena 2 aastat tagasi ma sain kontra käest, kui me tegime Läti luuleõhtut, sain ühe kontra tõlgitud Arvis Vigulsi luuletuse ja ma mõtlen, et see siis näitab seda, kui vihased need Läti noored luuletajad vahel on. Et ma siis püüan seda lugeda. See tüdruk, Arvis Viguls, tõlkinud kontra. See tüdruk, kellele kõik vaatavad tänaval järele, kellele kõik tahavad baaris jooke välja teha, keda nähes teised naised tõmbavad oma mehi ligemale. Mustad leegid tätoveeritud seljale vöökoha peale, sätendis, sillerdis ripub palja naba küljes ja see kõik on asjata. Sest see tüdruk ei saa õnnelikuks, see tüdruk jääb üksikuks. Keegi ei hakka seda tüdrukut armastama. Kas kuuled? Keegi ei armasta tisse ja tagumiku musike, keegi ei armasta bikiini piirkonda, keegi ei tunne ära su parfüümi. Verekoerad juba raseerivad kuklaid valmistudes jahiks ja kõik, mida nad haistavad, on värske liha. Ja sina oled neile vaid kino viimase rea kalliskivi, auto tagaistme jänkuke, ühe tüütu ööklubi tualetis kiisuke, plakat, mille servise tüübid panevad garaaži seinale, et oleks kus puhata silmi enne koju jõudmist oma hallide värvimata naiste juurde, kellega nad pole maganud kuude viisi, kellega nad tülitsevad pisarateni, kuid keda nad lõputult armastavad. Sest meie, paksud ja kondised, rasvamaod ja kondikubud, tüdrukud väikeste rindade ja suurte tagumikega, vinnilised, higistavad, kelle juuksed on alati rasvased, kellel ei sobi ühedki rõivad. Meie oleme need, keda armastatakse tõeliselt. Sest tõeline armastus on pime, päikseke, tõeline armastus kannab roosasid prille.
kas näed, kuidas vaatavad teineteist kätest kinni hoides? Vaata, kui mahlakalt ja püüdlikult musitavad, nagu puhuks õhku täis puhutavasse madratsisse või tuubi. See tüdruk, lapik nagu laud, see poiss, kellel kasvavad rasvanisad. Selline armastus peab kihutama neist läbi üle helikiirusel, et neil oleks sellest kõigest ükskõik. Tõeline armastus suleb silmad, kukekommike, kuid nemad, kõik need mehed, nad vaatavad sind kirurgi pilguga. Nad paitavad sind nii, nagu paitatakse oma touchscreene. Nad hoiavad kätt sinu põlvel nii, nagu hoitakse kätt käigukangil oma tuunitud masinates. Ilu päästab maailma, suhkrutükike, kuid enne seda naelutatakse ilu ristile. Taas ja taas ja taas. Meie inetute, ebatäiuslike, korrastamatute pattude eest, vinnide ja kõõma eest, sangade eest ümber kõhu ja laiade hambavahede eest, tselluliidi ja paljaste kukalde eest, raseerimata ja kõverate lampjalgade eest, mis igal hommikul astuvad kaalule nagu noaterale. Väga ilus luuletus, aga need, mida see samune tüüp nüüd seal äsja luges, olid hoopis teisest puust, need ei olnud sellised realistlikud asjad. Aga ma loeks paar lühikest Kronbergsi luuletust. Mulle lühikesed luuletused meeldivad ja Kronbergsil on mõned päris kenad. Sõda ja ilm. Vaba Euroopa, vabal Lätil, vaba Ameerika, vabal Iraagil. Jaapanlased loevad haikusid 2 korda ja lühikesi luuletusi ongi parem, kui neid 2 korda loetakse, on hea jälgida. Sõda ja ilm. Vaba Euroopa, vabal Lätil, vaba Ameerika, vabal Iraagil. Ja sügisteemaline lühike luuletus. Sügis kirjutab mind, sügis puhastab mind, keegi ütles, kõik on keemia, mina ütlen, kõik on sügis. Ja sellel kogu lõpuluuletus on kuskil siin. Prokrastinatsioon. Selle luuletuse kirjutan homme. Nii, aga sellega ma Kronbergsi ploki lõpetan. Tal on ka pikki luuletusi, aga kui teil huvi tekkiseks, siis lugege ise. Selle raamatu nimi on Maa-alune luule ja autor on Juris Kronbergs. See on ilmunud Loomingu raamatukogus 2007. aastal. Ja siis, härra Känd, lähed sa Annenskiga edasi? No, üritan minna. Töö pealkiri oli sellel rubriigil siis seekord Süütus ja Innokenti Annenski. Paljudele ei ütle see nimi vist peaaegu midagi. Peaaegu nüüd varsti 110 aastat tagasi, 13. detsembril 1909, kell 7:30 õhtul varises Tsarskoje selo jaama sissepääsu juures kokku hoolitsetud habemega ilus mees. 19. sajandi lõpu suurte vene luuletajate vaikne esindaja. Ühes tema surmale järgnenud järelehüüdes, kus loetleti tema pedagoogilisi saavutusi, mainiti ka moka otsast, et surnu andis oma vaba aja vene kirjandusele. See mees oli 54-aastane Innokenti Annenski. Hilisem vene kirjandusteadlane Mihhail Kasparov kirjutas, kolleegide filoloogide jaoks polnud Annenski üldse mitte teadlane, vaid ainult andekas õppejõud, kellel tüütult dekadentlik maitse. Sümbolistid, kes olid selleks ajaks juba Venemaal ka tekkinud 20. sajandi alguseks, oli ta nende avastuse hilinenud avastaja sümbolistide jaoks. Brjussov ja Blok kiitsid oma arvustuses ülbelt tema esimest luulekogu Vaiksed laulud kui algaja autori teost, mõistmata, et ta oli neist mõlemast palju vanem. Tõesti, Innokenti Annenski
luulekogu ilmus vaid 5 aastat enne tema surma, 1904, kui luuletaja oli juba peaaegu 50. Ja ta pani sellele autori nimeks peale Nikto. Nikto. Ehk siis eesti keeli võiks olla Eik Eegi. Annenski sündis 1. septembril 1855 Omskis, aga pärast oli ta siis Peterburis, kaotas oma vanemad varakult ja teda kasvatas vanem vend Nikolai Annenski, kes oli silmapaistev narodnik ja poliitiline aktivist, oli tema peres. Ja õpetas siis teda põhiliselt vanem vend ja venna naine. Annenski ise on kirjutanud selle kohta nii. Nagu enamik minu põlvkonna inimesi kasvasin üles kirjanduslikus, veelgi täpsemini kirjandustraditsioonidega perekonnas. Hakkasin ka varakult kirjutama. Mu vend Annenski ja tema naine Annenska, kellel ma olen oma intelligentsel olemise täiesti võlgu, kuulusid aga 60. põlvkonda. Kuid sellegi poolest kirjutasin ainult luulet. Tol ajal sümbolismist ei teatud veel midagi, 19. sajandi 70. aastatel. Sellepärast olin müstik ja üritasin tabada Murillo religioosset stiili, püüdes sõnadesse panna jumal teab mida. Pidasin aga kindlalt kinni oma venna Nikolai sõnadest, mis mulle sügavalt hinge jäid. Kuni 30. eluaastani ei pea sa midagi avaldama. Ja olin rahul sellega, et minu tuttavad tüdrukud kirjutasid mu salme üles ja õppisid koguni seda jama pähe. Kui ma ülikoolis õppisin, siis ma peaaegu ei kirjutanud, sest armusin kirjandusteadusesse ja ei kirjutanud muud kui väitekirju. Siis sain õpetajaks, aga enam ei oodanud 30-aastaseks saamist, luuletused kippusid jälle pähe. Jumal tänatud, et ma neid ei trükkinud. Aga tegelikult on Annenski näol siis tegemist 2 luulekoguga tema eluajal. Teine ilmus tegelikult natukene pärast tema surma. Ta oli selle ette valmistanud, aga sai südamerabanduseks 1909 ja see ilmus järgmise aasta alguses. Ta on öelnud nii. Luule vihjab ainult sellele, mis on väljenditele kättesaamatu. Me kiidame luuletajat mitte selle eest, mida ta ütleb, vaid selle eest, et ta paneb meid tundma midagi, mis on välja ütlemata. Ja vene luulele on midagi pidulikult suhkrust ja õrna külge kleepunud. Ja venelased ei taha luulesse tõsiselt suhtuda, et see oleks nagu kunst. Luule on nagu meie jaoks teenistus ja tulekahju ja altar ja teab mis mingi embleemne märk. Hindame luules ikka seda magusat limonaadi. Ja võib-olla tema kõige kuulsamaks luuletuseks ongi saanud just niisugune magus limonaadi luuletus, mis ei ole talle üldiselt omane. Selle tõttu, et selle luuletuse on laulnud romansiks kuulus vene helilooja, laulja, filminäitleja Aleksandr Vertinski. Ja nüüd ma võtan siis, eesti keeles on ilmunud üks kogumik, kus on 34 Nikolai või Innokenti Annenski luuletust. Kahjuks neid nii vähe on tõlgitud, aga seda on väga hästi teinud Kalju Kangur. Ja tema kõige tuntum luuletus on Kesktaevasi maailmu. Kesktaevasi maailmu leian end ühte ainsat sosistamas tähe nime. Ei sestap, et ma armastaksin tend, vaid et mul teistega on kurb ja pime. Ja kui mind kahtlus rõhub ligi maad, vaid teda ihaleb mu palvekaja, ei sestap, et mu hing talt valgust saab, vaid et ta kõrval valgust pole vaja. Annenski parimad luuletused on keerukad ja varjatud. Pildid on mõeldud
poolunustatud mälestuste peente seoste esile kutsumiseks, mitte salvestamiseks. Noh, kunagi ütles ta, et luule kõige olulisem asi on niit, mis seob kõiki sinu luuletusi läbivalt. Blok nimetas teda nekrofiilia poeediks, sest väga palju luuletusi on seotud surmaga. Ja hilisemad kirjandusteadlased on ütlenud teda ikkagi, et leidnud, et Annenski oli lüürik, esimene vene eksistentsialistlik luuletaja. Ja luuletaja põhilised sõnad luuletustes on ikkagi Jumal, südametunnistus, igatsus, piin ja meeleheide. Kui ma nüüd võrdlen originaali ja Kanguri tõlget, siis alati ei pruugi neid sõnu leida, mis originaalis on. Ta on kirjutanud ikkagi etteantud teemale hea tõlkena luuletuse, mida on hea lugeda. Enamasti säilitades selle luuletuse sisu. Ja näitena siis järgmine luuletus. Täht kustub tähtede seas, mure on rõhumas liialt. Palved ei püsi mul peas ja ma ei palveta iial. Tähe viib aegade neel, muregi kaob vanu igi. Kui lähen templisse teel, variser poeb mulle ligi. Temaga pidu mul käib, üheksab tõde ja vale. Aga miks kurb minus näib, igatsev tölneri pale. Ühel hetkel hakkas ta õpetama Tsarskoje selo lütseumis ja seal õppis ka Anna Akhmatova. Anna Akhmatova on hiljem öelnud, et Annenski oli tema ainus õpetaja ja veel 50. aastal ütles, et uskus, et Annenski oli siis see, kes pani aluse vene avantüristlikule luuletusele. Nikolai Komiljov, kes samamoodi puutus temaga Tsarskoje seloos kokku mõnel ajal, nimetas teda Tsarskoje selo viimaseks luigeks. Annenski on mõjutanud suuresti Pasternaki luulet ja ka Georgi Ivanovi, kes oli vene emigrantluule üks tähtsamaid esindajaid. Ja paljusid teisi. Et teda loetakse üheks meheks, kes pani aluse vene akmeismile ja futurismile. No näiteks luuletus Kolokoltšiki, kellukesed. Seda ma pean vist natukene siis venekeelset varianti lugema, sest tõlget selle kohta ei ole. Futuristlik, esimene vene futuristlik luuletus. Kolokoltšiki. Din-din-din-din, din-din, diidolaado, liidu-laadili, diida-liida-laadili, diidu-nado-saadili, den-deelali, da-den-deelali, podelali, головы то целили, ляду-дида-надали, diidu-paanadadali, din-din-din-din-din, kolakole, ja nii edasi, ja nii edasi. Sama stiilis ju esimese futuristlikke luuletusi kirjutasid meil ka mõned. Visnapuu tuleb meelde või Erni Hiir. Kes veel? Selliseid proosa futuristlikke asju tegid nii Richard Roht kui Kivikas. Aga ega see futurismi aeg meil väga pikk ja väga viljakas ei olnud. Ja eks seda tuli nõukogude ajal häbenema hakata. Ma mäletan, keegi vanematest Tartu kirjanikest rääkis seda, kui Erni Hiir, Karl Martin Sinijärve vanaisa, oli Tartus Kirjanike Liidu esimees. See oli sügav kommunismi aeg, kui Alliksaar oli selline karvane põrandalune poeet.
kirjanike majja teda ikka sisse lasti ja vana hiir siis juhatas neid kommunistlikke kõnekoosolekaid seal, sellele see kirjanduselu oli kaunis masendav ja selle masendava kirjanduselu juurde tuleme veel Anno Vihalemma kontekstis tagasi. Mul on täna plaan tutvustada teile Pärnu juurtega väga suurepärast luuletajat. Aga ühesõnaga kogu nali oli siis selles, et kui see kommunistlik sabat oli nagu tuurid sisse saanud, siis tõusis tavaliselt püsti Alliksaar ja ütles nii nagu arvab Erni Hiir ja siis hakkas neid tema futuristlikke selliseid isegi inimhäälele mitte sarnanevaid luuletusi ette lugema, aga laadilt midagi väga sarnast, mida me just äsja siin kuulsime. Ja siis Hiir alati vabandus ja noore põlves muidugi sai hullatud. aga seda nalja tegi Alliksaar korduvalt, et oli väga, väga tore performance'i luuletaja, et ma arvan, et tänapäeval nii ägedat performance'i luuletajat ei ole. Me lihtsalt praegu vahele põike korras oleme siin luulesaates ja võime endale ükskõik mida lubada, aga meil rahastajaid ei ole, meil ei ole kohustusi, kellega ei pea üldse mitte midagi tegema ja võime teha seda, mis meeldib. Aga mulle tuli meelde, et kui mina olin Rakverest tulnud noor luuletaja Tartus, aastad olid siis kuskil 80ndate esimene pool, siis minu kõige suurem eeskuju ja iidol ja staar oli Matti Mogucci. See oli siis Matti Miilius, kes luges ette Priidu Beieri luuletusi. Aga Priidu Beier ise ei saanud neid hästi ette lugeda, sellepärast et oli tudeng, eks tal oleks tulnud pahandus, ta oli kaunis vabameelne ja ropp ja kõlvatu ja vaata, et isegi võimuvastane kohati, tänapäevases mõttes kindlasti ka veel poliitselt ebakorrektne, aga Miiliusel olid formaalsed debiiliku paberid ja tema võis igal pool püsti tõusta ja luuletusi lugeda, seda ka tegi kirjandusüritustel ja ka muudel üritustel ja see oli ikka täielik elamus, kui ta jälle tõusis püsti ja siis kordas refrääni persses, mis nõukogude aja sellises kohitsetud, väga tsenseeritud, väga sündsas ja sellises ropult punases keskkonnas mõjus nagu sõõm värsket peeru lämbujale. Et see oli tõesti väga suurepärane. Aga härra Känd, läheb teil edasi ettekanne Vanenski teemadel? Ühe luuletuse siis ikkagi räägiksin. Et elu lõpu poole seal 1906 pärast Eestis toimunud repressiivseid sündmusi, kus siin sandarmeeria nuutidega peksis revolutsiooniliselt tegelasi, kirjutas Anenskiga ühe niisuguse luuletuse, Vanad Eesti naised, päris pikk luuletus, mis on natuke nagu üllatav tema puhul, et ta niisugust poliitika teemadel tavaliselt ei kirjutanud, aga seegi luuletus on seotud ikka tema motiividega nagu öö, siis see niit või selles luuletuses lõng või sukk, mida need vanad naised koovad. Et see on nagu see põhiline, läheb nagu hukkamisniidiks üle. Ja mitmed hilisemad luuletused ka. See luuletus on siis ilmunud tal pärast veel 3. kogus, mis tema kasupoeg avaldas, see Vanad Eesti naised, ja hilisemaid luuletusi ka, mida teise kogusse ei läinud, aga muidu hästi tuntud ja kõige tuntum kogu on siis Küpressipuust laegas, mis on hästi ülesehitud, hea ülesehitusega, et hästi läbikomponeeritud luuleraamat. Siis said ka need teised sümbolistid aru, et tegemist on ikkagi nende suure juhiga, aga mitte kuskil algaja luuletajaga. Ma loeksin siit väikse katkendis, see on päris pikk luuletus. Vanad Eesti naised. Kui on ööd, just kui takkused heided, ja kui painavad uned ei lakka, siis nad tulevad jälle, no teided, vanad eestlased reeveli takka. Näod on valjud neil, otse kui paesed, jäine hingus neist minuni kandub. Nende rõivad on hallid ja vaesed, igal lõmmupuu kaelkotti pandud. Seda õudusööd piinavalt pikka, olematuks uus päevgi ei muuda. Unustage, neid keelitan ikka, ent nad vastavad tummalt ei suuda.
nagu maast nende nägudest hoovab karmi kindlust, mis mõistab mind hukka. Nad ei vaata mu poole, vaid koovad oma halli ilmotsatut sukka. Kõik end võtsid aupaklikku ringi. Tulge istuge, see on nii tüütu. Aga ehk on siin eksitus mingi. Mina olen siis kõiges ju süütu. Aeg on paigal, öötunnid ei rutta. Kui kord tulite, ajagem juttu. Kuid võib-olla teil himu on nutta seda vaikset pool hääletut nuttu. Me ei tea, kas või ei ole teada, et Innokenti oleks käinud Revelis endas, küll aga 1904 narodnikust vend oli sunnitud Peterburist ära tulema ja elas aasta otsa Tallinnas. Nii et võimalik, et Innokenti käis tal ka külas, aga kuskil ei ole säilinud selle kohta mingit jälge. Aga Eesti sündmusi ta muidugi jälgis, sest Peterburi on ju siin samas ja Revel oli väga tuntud paik ja koht. Nii et kui teil on võimalust, siis on selline raamat, Nii upuvad ööuttu laevad. Siin on 3 kõva tähtsat vene lauletajat, Innokenti Annenski, Konstantin Palmont ja Andrei Belei. Kõiki on neid tõlkinud Kalju Kangur. Selle sama raamatuga seoses ma tahaks soovitada üldse sarja. Selles on umbes 3, nii palju kui mina mäletan, 3 raamatut, kus kõigis on 3 autorit. Ühe kogumiku nimi oli Viinamäe sügis, kus oli kas Solokuub ja kes seal veel olid. Et nad tõesti väga huvitavad autorid, kes ei ole meile ei koolihariduse ega ka tõlgete kaudu väga tuttavad, aga ma soovitan, et kui nad on sarnase kujundusega, üks on lilla, üks on helesinine, eraldi raamatud on Plokist, on paks suur raamat ja on ka Priussovist on eraldi päris suur ja mahukas kogu, et meil natuke sellist vene sümbolismi ja sümbolismi kanti luulet on ja seda ma tõesti väga soovitan lugeda, et minust on see oluliselt huvitavam kui Puškin, mitte et Puškin oleks halb, aga see on nagu veidi sogasem, et ta ei ole nii ära klaaritud nagu mõni Nekrassov, et see põnevust on selle võrra rohkem. Et jah, kui kuskil guugeldada, siis Kalju Kanguri nimi, et see tõlk on Kalju Kangur, kes on palju tõlkinud. Tal on küll ette heidetud, et on väga erinevaid autoreid tõlkinud kõik ühte nägu, aga eks ta enda luuletaja keelde neid tõlkis ja see tema keel ei olnud sugugi mitte halb. Tal on mõned päris head luulekogud endal ka. Aga ma ei tea, kas meie nüüd härra Kännuga läheme teile tüütuks ja võib-olla annaks vahelduseks siis meie slämmistaaridele sõna, et muidu me siin räägime kogu aeg nagu Pärnus luulet ei olekski, et ainult Venemaal ja Lätis ja nii edasi, et tegelikult on meil endal siin suurepäraseid luuletajaid. Üks istub seljaga teie poole, Raul Majas, ja teine on Leonora Palu, kes käisid siis slämmi finaalil, Eesti Poetry Slam'i finaalil ja mis see Poetry Slam on, kuidas see finaal oli ja mis te seal tegite, kes teist siis alustab? Tere, mina olen Leonora Palu ja siis jah, et käisime Slam'i finaalis tõesti. Et kuidas me sinna sattusime? Meil on Pärnus on see Slam'i formaat selline, et meil on vist, kas on õigus, et meil on kord aastas Slam'i üritus? Jah, et teistes linnades nad teevad neid eelvoore ja terve portsu seal. Ehk siis Slam on, ütleme nii, see on nagu lavaluule selline võistlus, et tulevad kokku igasugused harrastajad, profid, kes iganes nagu soovivad nagu rinda pista ja seal on terve ports reegleid, et tuleb mahtuda ära ajalimiidi sisse, et alguses 3 minuti sisse, et peaks kodus nagu proovima ja mõõtma, et kas su sett ikka mahub siin ära, sest minul on esimene kogemus oli selline, et see oli vist 3 aastat või rohkem tagasi, sattusin ma Tallinnasse finaali ja siis mul oli selline probleem tegelikult, et minu probleem oli see, et mul oli ilmunud just äsja luulekogu, mis iseenesest on tore, aga Slam'i kontekstis oli selles mõttes kehva seis, et mul ei olnud uusi luuletusi ja oli üks neist reegleist oligi see,
et tegelikult ei tohiks olla trükitud tekstid, mis on trükis ilmunud varem. Nüüd on vist seda reegli natuke lõdvendatud, ma kuulsin Tartu finaali järel, et tegelikult võib küll juba lugeda. Või on see ainult Tartus, nii, ma ei tea. Igal juhul siis tookord Tallinnas ma pidin hästi ruttu üritama nagu uusi tekste nagu nii-öelda toota ja siis see läks kuidagi pingeliseks ja siis ei jõudnud neid ka ära mõõta ja siis kuidagi Tallinnas oli selline, jah, ühesõnaga, ma ei olnud päris hästi valmis sinna kogu nende stopperite ja lavakoerte maailma sobituma. No, see viimane ei olnudki nali, sest et seal olid need korraldajad, tiim oli seal koos koertega laval ja üldse seal, slämm on selline, et peaks rahvast hästi palju lõbustama. Mina muidugi siukse algaja luuletajana ja sellise siira, sellise pühaliku suhtumisega nagu mõtlen ja loodan, et kui sul on lihtsalt head luuletekstid, et siis see kindlasti ka ikka läbi ime ikka jõuab iga kuulaja südamesse siis. Ja eks ta võib-olla seal osadeni jõuabki, aga lihtsalt see möll, mis seal käib ja tavaliselt peab olema, see ei ole küll reeglites kirjas, aga see oleks igale esinejale kasuks, kui ta ajab kokku oma lauatäie fänne või isegi, kes ei ole niivõrd tema luulefännid, kui lihtsalt nagu head sõbrad, kes siis nagu panevad neid hästi häid punkte, sest seal on hästi suur kaal on ka publiku hääletusel ja finaalis lausa ongi ainult kohapealse publiku. Ühesõnaga selline huvitav formaat. Aga nüüd seekord siis Tartus, võib-olla isegi Raul võiks siis sellisest Tartu üritusest nagu rohkem äkki rääkida, kui mina rääkisin nagu minevikus. Tahad? Jah, ma olen Raulile. Ega siis toore jõu vastu ei saa ja mina olen Raul majas. Et nüüd visati siis nagu mulle mikrofon pihku ja nüüd Raul räägi on ju. Ma olen 25 aastat elanud küll Pärnus, aga tegelikult olen tartlane. Ja nüüd siis tabas mind üllatus. Üldiselt läks meil kehvasti. Tähendab, tegelikult ei läinud kehvasti. Sest seal Tartus tabas mind ikkagi päris mitu sellist üllatust, et ma ikka täitsa juheitasin. Kindlasti teate, et ilmub kogu aeg siukene ajakiri nagu Värske Rõhk. Ja seal on põhiliselt noorluuletajad ja siis need siis nagu enamalt tütarlapsed, mõni üksik noormärra. Ja need siis sebivad seal omavahel ja ringi on ju. Ja kõik on siis koondunud nagu ümber selle. See oli siis esimene aasta, kui ei olnud olemas hindajaid, ainult laudkonnad hindasid, ei olnud kohtunikke siukest ja siukest žüriid või siukest, kes nagu paneks oma poolt punktid. Teiseks oli 7 meesolendit. Üks neist oli jumala purupurjus hippi, eks ei saanud arugi, kus kohas ta on. Ja ülejäänud olid siis pakkunud visuaalselt 80-90 tütarlast. Jah, kuskil niimoodi. Ja siis siis hakati jagama neid, et kes nüüd hindavad, punktid. Kuule, võta nüüd. No võta nüüd, võta. No olgu, võeti. Käed on püsti, inimesed tahavad punkte saada. Ei, neist minnakse mööda. Sinna lähevad need punktid. Ja niimoodi jaotatigi 4 lauda punkte. Tähendab, et nüüd hakkavad hindama. No nii, kõik ilus kena. Ja siis hakkavad inimesed esinema. Mina olin esimene. Loosi tahtel olin esimene. Vahet ei ole. Aga enne mind esines, kes see oli? See oli mingisugune võitja. Kas see oli mingi võitja või kuskilt võõralt maalt? Ta pani mingisugust, kust kohast? Ma ütlen, see keel oli nihukene, et ta on issand tervist, eks ju. Ja ingliskeelne tõlge seina peal. Kummast ka aru ei saa. Hüsteeriline naisterahvas. Läheb lava peale, hakkab vaikselt pihta. Üle 3 sõna oli demokraatia. Siis hakkas, rahu. Nendest asjadest juba said nagu aru, eks ju. Aga niimoodi läheb ja järsku kurat kukkus laulma, on ju. Tõmbleb lava peal, laulab, vaata, täitsa normaalne inimene. Kurat, täitsa segast panev. Ja mina lähen peale teda peale, eks ju. Hirm oli, väike hirm oli.
aga kuna lähed esimesena peale, see on alati niimoodi, et vaata rahvas nagu noh, see hull tõmbas kõik käima, eks ju, noh, loogiline. Aga ta tõmbas vist vale pidi käima. Ja et kui mina peale läksin, siis kõik vaatasid mind, et noh, mis ma nüüd, eks, ma hakkasin sugutamisliigutusi tegema, äkki tõmbab rahva käima, ei tõmmanud. Ja noh, nii ta siis läks, mina jäin eelviimaseks. Aga vaat, imelik oli see, et võitsid 3 tütarlast. Kõik on ilmunud värskes rõhus, kõik on ilus kena, mul ei ole tüdrukute vastu mitte midagi. Aga kui jääb ikkagi eelviimase ja esimese koha vahe, jääb 9 punkti ja tegelikult kui hakata võtma, et tuli ikkagi suht võrdväärne rahvas kokku, siis on midagi valesti. Sest need 3 tüdrukut, kes võitsid, kui nad läksid lavale, siis nad läksid juba peale nagu staarid. Need, keda õhtujuhid tänasid, et jah, me saime teie flaierid ja lindistused kätte. Ja siis ja muidugi ma netist vaatasin, oligi see, kes see võitis, selle tüdrukul olid juba need lindistused seal olemas, ingliskeelsete alltekstidega kõik, noh, täisvärk. No mida sa siis enam ronid sinna, on? Oota, võitjal, no võitjast ma räägi üldse. Oota, aga ma tegin siin mingisuguse märke. Üks luuletus, mis mul meeldis, see tüdruk jäi teisele kohale, eelmine aasta jäi ka teiseks. Selle tüdruku nimi oli Kaisa. Ja temast jäi mulle meelde siukene asi, et ringristmik ja 4-päevane töönädal. See on mul märkeks pandud, mis mul jäid nagu meelde. 3. koht tüdruk. Esimeses setis oli ka päris hea. Ja see, kes see võitis esimese seti, vot nii, väga piinlik öelda, aga tema nimi oli Anna. Ma olen kirjutanud siia, noh, ühesõnaga ma ei ütle, mis ma siia kirjutanud olen. Aga tema võitis esimese seti. Ja teises setis läksid siis, võtta nüüd, kui hakatakse seda võitjat selgitama, läksid need 3 tüdrukut kokku. Ja see Anna, kes tegelikult esimese seti võitis, luges sellise luuletuse, mis mind niimoodi puudutas ja ma olin kindel, et nüüd on võitja olemas. Ta rääkis sellest, ta oli vist grusiini verd natukene. Ja ta rääkis Gruusia sõjast. Ja see luuletus oli niimoodi, et see oli, no seal oli kõik niimoodi paigas, et no rahvas oli täiesti hiirvait ja no ainult neelatasid ja kuulasid. Ja see tüdruk jäi 3. Ja võitis Muruheide tütar, aga noh, see selleks. Ja noh, mina jäin siis eelviimaseks ja kõik ilus kena, nii et ma ütlen ausalt, ma olin natukene pettunud küll, aga ju siis peab nii olema, tähendab. Eks ma siis mingi hetk loen teile luuletusi või hakkangi lugema. Mis arvate? Teeme ära siis. Aga seekord ma võtan vaiksemalt, ma ei taha sellesse aega mahtuda, siis ma hakkan jõledalt tõmblema siin. Aga ma teen siis kõigepealt selle esimese seti, millest ma sain siis auväärse eelviimase koha. Ja kujutad ette, peale seda hüsteerilist naisterahvast lähen mina, eks ju, kes seal tõmbleb ja laulab, mina lähen siuks... Nojah. No ma ei tea, mis häält, või ta manas midagi siis või ei tea. Ja minu esimene lugu oli tantsupidu. Ütlesin, mina seda hullu naist küll kord üle ei tantsi ausõna. Nii. Olen korra oma elus olnud liige sellel peol. Olin 9 aastat vana ja mina pidin olema lilleõie keskmine täpp. Tüdrukud minu ümber olid valgete vihmavarjudega õielehed ja mina olin see keskosa. Kuna kollane kostüüm mulle selga ei läinud, pidin olema päikese käes pruunis karu kostüümis. Olin ussitanud karikakra sisu. Kogu aeg hoiatati, ära jää hiljaks, kükita siis, kui tüdrukud kükitavad. Praegu tantsitakse moodsaid tantse, kepitantsu. Väliseestlane kargab rõõmust posti. Aga minul on hemorroidid. Söön mett, teen istevanne ja vahel kusen istudes. Ikka viskan rõdult majade vahelisse põõsas hekki mõned palad. Näen, et linnud, kes toitu nokkimas käivad, on paksemaks läinud. Toomingas laulis tänaseni ööbik. Ta korjab kokku öö jooksul kuuldud Swingersi laulud, norskamise ja orgasmi oiged ja 24 tundi laulab sellest. Nüüd on ta vait. Põõsasse lendas 2 varest armastama. Mina armastasin kunagi sporti. 25 heidet vasakule, 25 heidet paremale. Luba ma laman sellel kevadel sinu peal, aga ära hinga. Tänapäeval on popp öelda, kindlasti on sinul ka luukered kapis.
kuulsused ja rikkurid kardavad seda küsimust, aga mina võin ausalt öelda, et olid. Raskel ajal keetsin nad puljongiks. Minu vanaema ütles alati, toidulauale ei tohi koputada, see viib leiva minema. Toidukultuuris on märgata, et ega eestlane pole just teisele eestlasele eriti kergesti seeditav. Seega saab igast ettekandjast kunagi koputaja. Surmahirm ja sita häda pidid olema maailmas kõige tugevamad tunded, nii räägitakse. Ei saa isegi vastu vaielda, aga kui öö tõmbab koos kuu ja tähtedega oma kohvri kinni, siis istun pimedas ja mõtled oma käsipagasi peale. Pärnu suveootel. Luuletaja teeb heategusi. Kirjanik lausa valab armastusega üle. Mina teen rõdul suitsu, elan Pärnus. Õhtuti kui tuli põleb, imbub ukse vahelt sisse eluvorme. Sääse pean tapma, imegu minu poolest, aga hääl on tal rõve. Ämblikud, jooksiklased ja lepatriinud kogun eraldi purkidesse ja siis päästan loodusesse, ükshaaval. Ikka üks heategu igasse päeva. Mees mäletab ja pikalt. Ta on mineviku mees. Ei ole tal ranitsat 1. septembril, vaid militaarkott seljas. Ta on ostnud endale pinali. Vanasti hoiti pinalis pliiatseid. Hetkel on Maximas pinal kõige soodsam. Mees hoiab pinali lahtrites ravimeid, aga kustutuskummi seal ei ole. Mees teadis ette, et peale suve tuleb sügis. Mees teab, et peale vundamenti ja seinu on tarvis katust. Mees teab, et on olemas armastus, aga mees ei näita seda välja, vaid saadab naise sõeluuringule. See oli mu esimene sett, aga äkki paneb Noora esimese seti nüüd? Meil on siin nüüd siis kaotajate ring. Aga ma ütlen ka paar sõna tegelikult selle Tartu esinejate kohta, et noh, tegelikult olid, ega need tüdrukud ei olnud üldse nagu, noh, täitsa nutikad ja sellised lahedad olid tegelikult nende tekstid, aga lihtsalt minu jaoks oli see, lihtsalt see ei mõjunud mulle nagu luulena. See on tänapäeval on imelik öelda, sest et enamus ju kirjutavad tegelikult vaba värssi ja see ei ole nagu selline, ei ole nii rangeid reegleid, aga lihtsalt seal oli täiesti selline tunne, et see on nagu, noh, hästi hinnatakse sükest stand-upilikku nagu, noh, teksti ja noh, sellist, mida tegelikult isegi parem oleks, kui nad ei loeks nagu lehe pealt, vaid see olekski tõesti selline, et noh, kuidagi mõjuks hästi improvisatsiooniliselt. Et muidugi need olid ka sellised sõnamängulised ja ikkagi välja mõeldud ja noh, niimoodi fokusseeritud ka. Aga lihtsalt suht nagu sellised pikad nagu lood, humoorikad, sellised ja hästi nagu noh, kohapõhised ka, et selles mõttes, ma mõtlen, et see, kes võitis, mis ta nimi ongi? Kaisa. Jah, Kaisa on nagu hästi siuke intelligentne ja humoorikas tüdruk ja lihtsalt see tekst oli hästi nagu Tartuga seotud, noh, Tartuga seotud kohad ja noh, selles mõttes sellele publikule noh, oli see kõik nagu selline nagu tuttav ja selline nagu linkis ära, aga mõtlen, kui ta läheb sinna Brüsselisse või kuhu ta läheb, ei, seekord vist Milanosse finaali, et siis jälle, et kas see nagu seal nagu töötab, selline Tartu vaim otse niimoodi. Et selles mõttes oli see, kes teiseks jäi, eks ju, tema oli selline natuke üldisemate teemade peale Mihkel. Ja siis muidugi jah, see mustlasnaine oli hästi nagu tõsiste sõja ja nagu küüditamise teemad pani sinna, noh, niimoodi ka ja noh, sellised venelase, noh, ta ise ei ole küll venelane, aga ta ütles, et noh, võttis ka siuksed, noh, et kas peab süüdi tundma, mingid sellised, noh, mis on nagu muutunud ka natuke kohati nagu selliseks, noh, nagu tavaliseks isegi teemad, aga tundus, et tema nagu oli täiesti siiras, noh, nendes asjades, et see oli ka täiesti. Ühesõnaga, ma ei taha midagi halba öelda, aga lihtsalt ma sain ka nagu aru, et seal, mis seal kõige paremini peale läheb. Ja samas ma ei ole kindel, kas ma viitsiks hakata ikkagi sellega nagu ise nagu spetsiaalselt tegelema. Noh, et seal peale minna. Aga noh, kes teab, võib-olla kui tuleb, noh, ma praegu läksin ka nagu Tartusse õppima semiootikat ja juba seal nagu esimeste nädalatega on hästi palju naljakaid situatsioone, et võib-olla see Tartu ongi üks naljakas linn, et kus ta nagu naljalugusi nagu hakkab tulema. No näiteks luulega seotud nalju väga veel pole juhtunud, aga oli küll see, et käisin Kalevi Kulli loengus ja siis oli juttu loomadest ja ka sellest, kuidas Lotman neid on käsitlenud ja siis ikkagi
lõpuks ütles, et jah, loomadel on ka ikka mingid märgid, aga vot lauset nad kokku ikka ei saa. Ja siis Svenile rääkisin seda nalja, siis Sven ütles, et noh, ega tegelikult ju Eesti luuletajad ka kõik lauset kokku ei saa. Ühesõnaga, eks näis, aga ma loen siis ka oma esimest seti. Õnn. Täiskasvanud inimene otsis rahulikult viielisi silla juures, Sireli põõsas, R-kioski nuka peal. Laps ootas teda närviliselt, viiekas näpus. Pauk luuavarrest. Ka külmkapist võib maailma lõpp tulla. Toorjuustu karbis. Philadelphia toorjuustu karbis olid sel päeval kilud. Ja maailma lõpp oli kohal, mu poja silmades. Siis ma jätan ühe luuletamisest luuletuse vahele, sest selle asemel ma lugesin mingi muu. On selline. Poen pimedusse magama. Ei taha, et ükski lamp mind näeks. Nad ei naerata enam mulle nagu vanasti. Lambi naeratuse valgel, kui raamatut lugesin ja tuba tundus hubane, minune. Nüüd seal olen teistsugune. Vanad hubasused on katki kantud ja lääpas. Uut mind ei saa valada vanadesse tubadesse. Aga kui muud võimalust pole, siis poen pimedusse igal õhtul. Lõdisen algul. Nii poole tunniga saan pimeduse üles soojendatud. Vana hea pimedus ei reeda uut mind. Rehabiliteerige reha. Aus tööriist. Jalad mingu kursustele. Vanemuine laena midagi, ma kannelt ei küsi. Su pilliladu peaks vast juba tühi olema, aga laena midagigi. Midagi muistset, midagi kõva. Lind jookseb üle tee. On kiire. Tiivad ei tulegi meelde. Sügise. Lendas mööda leheke. Viimane armastaja. Nad tunnevad kõik end liblikatena. Nad armastavad hanesid, luiki, kuldnokki ja on kindlad, et oskavad neile järele lennata. Nad vahivad taevasse ega tea, et nende saatus on teha vaid üks lend. Lõuna jääb vahele. Kohe õhtusse. Ma ei tea, ma praegu jätan siin poole, sest ma ei mäleta. Aga tegelikult 2 tükki on veel. Nii. Hea tööd. Silmad kukuvad kinni. Unevangi. Hommikul päike maksab kautsjoni. Nii vähe on õnneks vaja. Nii vähe raha oli õnneks vaja, kui häkker su konto tühjendas. Õnneks oli vähe raha. See oli see esimese seti lõpp. Kellele ma annan? Ma olen edev, ma tahaksin kaamerasse ka, kui vähegi võimalik. Et kogu BBC edevus. aga selle BBC-ga tuli mul meelde, härra Känd tuletas meelde, et 25. oli sünnipäev. Aneskil on alles sünnipäev tulemas, eks ole? Oli. Aga on olemas üks väliseesti kirjanik Viki Viidikas, kes kõlab nagu mehe nimega, tegelikult oli ta daam, nüüd on ta juba surnud. Ta sündis Austraalias 48. aastal ja suri täpselt 50 aastat hiljem. Ja minu esimene teadmine sellest, et ma ei tea, kas keegi on kuulnud nime Viki Viidikas. See juhtus ülikoolis, kui õppisin ajakirjanikuks ja kuulasin kirjandusloengut. See oli Eesti kirjanduse loeng ja räägiti väliseesti kirjandusest. Ma arvan, et see, kes luges, oli Harald Peep, sest tema oli selline terasevõitu õppejõud ja väga hea kriitik ja kirjandusteoreetik, et tema raamatuid ma väga soovitan lugeda. Harald Peebul temast võiks teha täiesti omaette saate, ta on tõesti seda väärt ja ta on peaaegu unustatud. Ma ei märka, et teda väga palju enam meenutataks. Aga tema esimesi raamatuid ilmus vist, ma arvan, et see oli kuskil 50-ndatel, oli Vares Barbaruse lühimonograafia. See oli suhteliselt selline tuim nõuka andmine, aga tal on
lühimonograafia Eesti huumori ajaloost, tal on Eesti kirjanduslikest konfliktidest, nii et suled sahisevad, see, kuidas kirjanikud üksteist on nahutanud läbi aegade, see on tõesti väga huvitav lugemine ja tal on päris palju huvitavaid asju veel, Visnapuust on ta raamatu kirjutanud ja tal on mõned artiklikogumikud, mis on oma aja kohta minu arust kõige paremad luulekäsitlused üldse, et kui selline luule teoreetiline huvi on olemas, siis ma Harald Peebu loomingut väga soovitan. Aga juhtus seal Harald Peebu loengus niimoodi, et ta rääkis, kui huvitav see väliseesti kirjandus on ja kui mitmekesine ja kui palju erinevaid asju seal on ja see ütles, et meil on isegi pornokirjanik olemas, keegi Vikiviidikas. Ja rohkem ta sellest midagi nagu ei rääkinud, aga minul pornohuvi oli juba siis väga suur ja ajapikku ei ole see ka mitte eriti kahanenud, läksin kohe, ülikoolis on ju korralik raamatukogu uurima, kas on Vikiviidika pornograafilisi teoseid. Loomulikult ei leidnud mitte ühtegi ja siis Vikiviidikas jäi nagu kuidagi unustus, sel ajal ju veel internetti ei olnud ja asju ei olnud võimalik ka varastada mitte faili kujul ja ega Vikiviidikas ei ole ka nii populaarne, et praegu tema raamatuid nagu failina oleks olemas, aga ikkagi põhimõtteliselt on võimalik saada tema, üks Austraalia ülikool andis välja päris paksu suure kogumiku, kus on tema luule, tema proosat, ilmumata romaani katkendeid, erinevaid asju. Ja omal ajal oli ta täielik staar, ta esimene raamat, ta oli Eesti isa ja Briti ema tütar, sündis Austraalias 48 ja 73. aastal, siis ta oli päris noor alles, ilmus ta esimene luulekogu Condition Red, mille kohta väidetakse, et see on pärit Kubricku filmist Dr. Strangelove ja tähendab sõda. Ja sellega ta sai väga kuulsaks kohe ruttu. Ta sai päris suure mingi noore kirjaniku grandi. Ta oli meediastaar, ta oli ikkagi Austraalia Vogue'i kaanel. Temast on siiamaani veel ilmub dokfilme, mälestusi ja asju. Mälestused on muidugi kahesugused. Mõned räägivad temast kui suurest feministist ja multikultuuri tegelasest ja väga sellisest heast inimesest. Teised meenutavad seda, milline narkarikalts ta oli ja kui ta üritas oma luule raamatu, mitte enda raamatuid, seda raamatukogu, mis tal oli siis Annuse raha eest maha müüa. Ja pildid on temast ja näitavadki, et ta noorena oli ikkagi väga võluv ja see hilisem ots oli ikkagi kaunis masendav pilt, et ega see narkoelu ilmselt tal oli ka väga hoogne. Ma kahjuks ei leidnud raamatut üles ja ma sain küll võrgust ühe väga hea luuletuse, aga see oli nii hirmus pikk, et ma ei suutnud seda nüüd viimasel hetkel enam ära tõlkida. Aga üldiselt ma soovitaks teda inglise keeles lugeda, eriti tema jutukogu Wrapped. See on isegi nii kõva asi, et sellest World Literature Today omal ajal kirjutas. Seda toimetas siis väliseesti luulete Ivar Ivask, kes ise pole küll nüüd suurem asi luulet, aga ta oli tõesti väga hea kirjandusteadlane, siuke kirjandusteoreetik nagu ikkagi maailma tasemel ja tema ajal välja antud Neustati auhinnad, neid peeti eelnobeeli preemiaks, et kes oli Neustati saanud, oli väga suur tõenäosus, et ta sai hiljem Nobeli preemia, et selles mõttes see oli ülikõva kirjandusajakiri. Ja seal oli Vikiviidikas siis lugu sellest raamatust tutvustati. See ajakiri, mis tutvustab kogu maailma nagu absoluutselt sellist tippkirjandust, et sinna, kuigi Ivask oli õige eesti mees, ega ta sinna eestlasi väga palju sisse ei sokutanud, seal arvu juhtus. Aga seda novellikogu ma tõesti soovitan ja kui keegi saab kuskilt kätte selle paksu koondkogu, et Viidika nime järgi on hea kuskilt, mõnikord võrgus liigub, ta ei ole väga kallis raamat ka, aga failina ma ei ole näinud, et peab ikkagi selle ülikooli väljaande ostma endale. Originaalid ikkagi see esimene raamat on väga kuulus ja selle, kui mingis kogumiskonditsioonis tahta endale, siis ta maksab mingi paarsada raha. Aga seda koondkogu võib mingi mõistliku raha eest saada ja seal on nagu kogu porukas olemas. Ja tema, ega see porno jutt ei ole nüüd väga vale, et seksi teemasid temal on, eriti seal juttudes, aga tänapäeva mõttes me ikka kujutame pornona hoopis midagi muud ette. Pigem on nad ikkagi sellised väga hästi kirjutatud lood, et tema luule on sageli selline, minu jaoks on nagu natuke liiga ilukõneline ja laialivalguv ja siukene hipisaast, aga novellid on ääretult nagu hästi pinges hoitud, väga hea keelega, väga hea arendusega ja kaunis inimlikud ka, et alati ta on heidikute teema, ta põhiteemad ongi, ta läks Indiasse elama,
et eksootika, võõrad maad, igasugused elu hammasrataste vahel jäänud inimesed, ta ise ka juba päris varakult, vist 15-aastaselt põgenes kodust ära ja seikles ringi ja oli selline kireva elukäiguga tütarlaps. Ja narkootikumid ja seks nagu hipi ajal käis ja siiamaani seda, neil on oma 60ndate põlvkond, nagu meil oli Austraalias, et Wikiviidikas on siis staar seal siiamaani. Et inglise keeles ja ikkagi suurel maal nii kaua nagu mälus püsida, et sinust ikka veel avaldatakse artikleid ja mälestusi ja dokfilme, see on päris hea saavutus. See on päris hea saavutus, siis ma mäletan, kui sõber härra Kartul käis Ameerikas, see oli kuskil Vene aja lõpus veel, ja siis oli ilmunud Loomingu raamatukogus Prootigani ja Arbuusi suhtlus, mis oli selline kultusteos ja kõigile väga meeldis ja Prootigani ees ja taga ja kõik õudselt tahtsid, aga eesti keelde siis ei olnud rohkem tõlgitud. Ja tema sai Ameerikasse esimene asi, kui läks raamatupoodi, siis, et olge head, et ma sooviks Prootigani teoseid osta. Öeldi, et ei, meil ei ole Kanada autoreid. siis ta raamatupoemüüjal kirjutas selle nime paberi peal, aga sellest ka midagi ei aidanud, et kuigi 60ndate staar ja tõesti väga hea kirjanik ja luuletaja ka, nüüd on ilmunud isegi tema luuletõlge täiesti korralik eesti keeles ja väga soovitan ka. Paljusid tema tähtsaid proosa asju ei ole eesti keeles olemas, aga see, mis on, seda võib ikka. Tänapäeva abordi vaimsuses võiks tema abordi raamatut lugeda. Et see peaks abordi pooldajatele kindlasti väga meeldima. Ja tõesti väga huvitava mõttekäigu ja mõttejooksuga autor. Aga nii palju siis Wikiviidikast ja hipidest üldse. Et kas keegi tahab vahepeal lugeda midagi, et ei läheks sellised kirjanduslikud kõrvalepõiked? Ma räägiks natukene vahepeal sellest. Omapoolne kogemus siis poetry slammist või prõmmimisest. Ma olen ju 2 korral käinud Euroopas võistlemas Eesti eest. Ja selles mõttes võin ütelda, et see, mis meil siin toimub, et ei ole hoopiski see, mis seal Euroslammil tehakse. Esiteks nad ei tee lühiksi juppe kunagi, vaid ongi 3-minutiline ja 2-minutiline üks täistekst. Ja see oli ka minul see häda, et minul oli ikkagi mingisugune valik või luuletuste kogum või 3 luuletust küll omavahel seotud, aga ja teine asi, mis on ka oluline, enamasti nad loevad seal peast. Eks, et vabalt esinevad, eks, et on küll mõningaid, kui poolakas loeb inglise keeles millegi pärast, siis ta võtab ette endal teksti, aga kui sa loed oma keeles ja see tõlge tuleb, siis peaks seda peast tegema, sest sa oled vabam, sest muidu see raamat hoiab sind kuidagi kinni. Ja need slämi põhiesinejad, kes teevad tavaluule esinejad, kes esinevad tunnipikkuste programmidega, need loevad ikka enamasti ka kõiki asju, kui võimalik, siis peast. Vahel kasutavad nad raamatut. Et ses mõttes on seal vahe sees. Ja teine on siis see, mis on probleem kohe kindlasti ka selle Kaisa jaoks, kui ta läheb, et millest sa peaksid seal lugema. Et see puudutaks sealset kuulajat. Kuigi Euroopa võistlustel on kohtunikud, kes annavad hindeid, 5 kohtunikku ja siis on üks hinne, mis tuleb publikult. Nii et selles mõttes on kohtunike kaal on suur, kohtunikest võetakse siis 3 paremat või 3 keskmist hinnet, parim, halvim maha, pluss siis see, mis tuleb plaksutamisega, seal mõõdetakse plaksomeetri abil palju siis kuulajaskond. Mis asi see plaksomeeter on? On see mingi masin? Mingi masin, mis seda lihtsalt seda lärmi, mis sa teed, kes siis suudab rohkem lärmi teha sellega. Ja nii ta siis ongi, et viimane kord, kui ma 2017 käisin, siis mul oli hea meel selles, et esimeses voorus ma sain ikkagi ühelt kohtunikult 10 palli, mis on maksimum, eks, et siis järelikult teda puudutas see minu sett, mis ma tegin. Üldse oli 10 vist kohtunike poolt, neid oli 22 ja tehti 2 korda tegid kõik läbi seti ja siis oli pärast veel finaalsetid. Päris palju oli, kas 6 või 70 üldse jooksis läbi. Aga
aga no see läheb muidugi maha jälle, noh, et ei lähe arvesse. Ja teine on siis see, eks, et ma jäin ka natukene vist seal teises setis läksin üle aja, et mul läks sealt punktega maha. Nii et finaali jõudis 22-10 ja ma olin 11 ja kaotasin niimoodi 0,1 punktiga. Et see oligi see, mis oli trahviks maha läinud. Need jäi tegemata siis need asjad, mis olid ette nähtud varasematel kordadel ei ole olnud, aga seekord pidi kirjutama Euroopa teemalise 3-minutilise finaali jaoks. Igaüks, mida pidi siis seal esitama, see tuli varem ette saata, aga sellest need ilmusid kõik raamatuna, 3-keelsena, tõlgiti inglise, hollandi ja prantsuse keelde ja anti välja raamat. See on ka Rahvusraamatukogus olemas, et ma võtsin sealt neid paar tükki kaasa ja viisin ühega sinna, et rind ees, et ma olen ka kuskil raamatus sees. Et niisugune lugu, et Kaisa, tean, Kaisa käis ju siin kevadel meil maikuus viimasel kirjandustemplil esinemas, ta on pigem rohkem ikkagi muusik, ta kirjutab ise laule, tal on ansambel Lonitsera, mis on tema perekonnanime Kuslapuu ladinakeelne nimetus ja sellega ta teeb päris huvitavat muusikat, aga siin ta luges siis luulet ja laulis ka. Nii et tegelikult on ta lõpetanud kõrgema muusikaharidusega inimene ja nüüd ta läheb siis sinna Slamile Euroopasse meid esindama, eks ma ütlen talle mõne sooja sõna, mida ta peaks siis seal nagu lugema. Aga meil on ju ikkagi hästi läinud, Jaan Malin tuli kas teise või 3. kohaga. 3. koht ja tema tegi ainult koledaid hääli, nagu ma aru saan, et selles mõttes ei ole üldse nii palju selle tekstiga vaeva näha, et mõura seal ja küll ta tuleb. Kui teisi mõurajaid parasjagu ei ole, see ikka töötab. Et selles mõttes ma natukene nagu olen ka skeptiline selle Slammi asjanduse suhtes, et see ikkagi see ei ole nüüd üks õige luuleasi. Mitte, et seda ei peaks tegema. Iga asi, mis luule propageerimiseks tehakse, on hea ja olgu see siis ükskõik kui totter, aga ikkagi, midagi ta on ikka. No see on umbes nii nagu, et minu jaoks on teater, mis mängib draamateater ja teine on stand-up comedy, eks, või komöödia, mis mängitakse draamateatris. Need on hoopis 2 erinevat asja ja see on ka selle Slami luulega nii, et üks luule, mis me loeme niimoodi ette või loeme raamatust või luuletaja siis lihtsalt esineb, kutsutakse külla ja teine on siis see, mis on lavaluule. Ütleme nii, et see on nagu maalikunst ja performance. Et need on väga erinevad asjad ja on nii nagu on, nii ongi. Et ega performance me näeme siin linna peal ja Malin on käinud ka meil siin esinemas, ega siis keegi varjata ei saa, millega tegemist on avalik info. Aga ma tahaksin jõuda oma juttu. Ma ei tea, kas te tahate lugeda nüüd ära või ma räägin Vihalemmast, tutvustan meie kohaliku poeti Arno Vihalemma ja siis Maiust palaks veel kütate setid järgi. Teeme niimoodi, et olen võtnud endale südameasjaks tutvustada Pärnust pärit poeete. Ja väliseestlased on üldse selline õnnetu kirjanduse osa, kellest nagu väga hästi ei teata. See põlvkond läks, kes pärast sõda minema läks ja siis tuli meil see eelmine okupatsioon, mis ikkagi nägi väga palju vaeva, et sellest kirjandusest kas üldse midagi teada ei saaks või jääks mingisugune läbi kummalise vasak ekstremistide pilgu, selline fašistlik, antisemiitlik. Just sain endale ühe mingisuguse väljaande, mis meil oli olemas nõukogude ajal Kodumaa. Selline ajakiri, mis oli suunatud väliseestlastele, pidi siis tegema neile sellist ajupesu ja edendama nende hulgas kolhoosikorda, kommunismi ja kutsuma neid pattu kahetsema ja võib-olla isegi kodumaale tagasi, kuigi keegi ei tulnud. Ja selle ajalehe väljaandel ilmus üks kummaline teos. Väliseestlased, ma ei mäleta, kas oli Vaba Eesti või mis kirjastus andis välja nagu kogu teost. Mingisugune Eesti rahvas teises maailmasõjas. Näiteks, ma võin praegu eksida. Ja nad andsid seda välja mingi hulga köiteid ja lõpetasid ära. Ja siis see Kodumaa leht hakkas välja andma täpselt sama pealkirjaga, täpselt sama kujundusega, lihtsalt numbrid läksid edasi. Ja siis nad veel andsid seal välja, tegelikult seal olid ka väliseesti materjalid, väliseesti lehtedest. Ja vaatasin just, et oli mingisugune Kivika lugu. Ma väga ei süvenenud, aga ju ta oli mingis mõttes kriitiline seal mingi kirjandusasja suhtes. Ja siis oli Kivika pildi all oli kiri
kodanlik natsionalist ja antisemiit Kivikas selle ja selle Välis-Eesti lehe toimetaja ja pilt oli ka nagu röövlilõust. See oli nagu väga, väga veider väljaanne. Ühesõnaga, et see on see, kuidas meile väliseesti kirjanikke kujutati antisemiidid, röövlinäod, mis iganes bandiidid, nad juba pildi peal olid kohutavad inimesed ja raamatuid kätte üldse ei antudki. Ja kui ma tudeng olin, siis minu perel ei olnud välismaal sugulasi ja keegi neid raamatuid ei toonud ja kuskilt ei olnud ka sellist Rakveres niisugust seltskonda, kus neid raamatuid liikus. Tartus hiljem ikkagi kellegilt võis laenata ööseks Ristikivi, ma ei tea, surmaratsanikud läbi lugeda ja selle tagasi anda või sama, kellest meil oli juttu, Matti Miilius lõi käsitsi luulekogusid ümber ja levitas neid mõõduka raha eest ja teda otsiti taga, ma ei tea, aastakümneid vist, kuni lõpuks Ville Sonda reetis. Aga õnnestus luurajate eest ikkagi poeedil ennast varjata oma salatrükikojaga ikkagi väga, väga pikka aega. No võib-olla mitte aastakümneid, aga kindlasti võib-olla ligi 10 aastat, sest neid liikusid seal väga kaua ringi. Ja küll taheti teda kätte saada, aga ei saadud. Et raskes olukorras oli see kirjandus. Ütleme, siis tulid meil 90ndad ja vabanemine ja mingil hetk hakati palju välja andma. Tulid Pedro Krusteni raamatud, Ristikivi raamatud, üksikud luulekogud ja värgid, aga siis kuidagi sai sellest Välis-Eesti asjast mürgitus. Minust jäid need raamatusarjad jäid kõik pooleli, üldse läks kirjastamine väga, väga raskeks mingil hetkel. Ja siis kuidagi ei see asi üldse soiku. Kuigi meil on ju, ega ei saa öelda, et ei ole üldse välja antud. Aga need trükiarvud on olnud kesised, kriitikatega tutvustust niikuinii kirjandusele eriti palju ei ilmu. Et ma ei tea, kas keegi on teist Arno Vihalemaa nime kuulnud või mõnda raamatut lugenud. Suurepärane poeet. Ja mul on kaasas täna tema esimene luuleraamat, mis on ilmunud Lundis 40, ma ei tea, kas ta on 45 või 45 aasta, ma oletan. Ei, mitte 54. 54. aasta raamat. Aga ma räägin natuke ta eluloost, et ta on Pärnust pärit. Ta isa oli tolliametnik, nende perekonna nimi oli Koch, nagu sellel õllefirmalt CH-ga lõpus. Ja ta kasvas üles Ilvese tänaval. Tal on ühes Välis-Eesti kirjanike lapsepõlvemälestuste kogumikus väga tore lugu, tema lapsepõlvemälestus, mõnikord ta kirjutas kogumikke ka luuletusi, näiteks väliseesti kirjanike reisimälestust ja reisikirjade kogumikus on tal luuletused. Väga head reisiluuletused, et sellised nagu tellimise peale tehtud või sellise asja kohta nagu ääretult nagu toredad. Need ilmusid mõni aasta pärast seda raamatut. Aga Ilvese tänav on selle poolest tore, tänavatega Vihalem seostub mul sellepärast, et me kunagi Karol Kallasega tuli mõte, et peaks Vihalemale panema mälestustahvli. See on samas Rüütli tänava, seal teatripoolses otsas on üks plaat sillutis sees, kus on siis Arno Vihalemma nimi ja tsitaat, kes püüab kõigest väest, võib ilma jääda käest. ja Ilvese tänav on väga maaliline tänav, isegi tänapäeval veel. Seda mööda on tore jalutada, see läheb kuskilt Kentucky pubi juurest sinna, ma ei oska öelda, mille poole ta läheb, kuskile sinna padjavabriku taha välja. Aga jah, Vihalemme mäletab ainult kraavi. Ta ütles, et tema lapsepõlvest nagu midagi ei mäleta, et temal on meeles ainult kraav, et üle tee oli kraav ja tema oli alati seal kraavis ja siis, et see oli väga tore asi, seal vesi voolas, seal oli jääd ja kõike seda ja kogu see pikk lugu nagu novelli mõõtu asi räägib ta sellest kraavist ja vist pealkiri oli umbes mälestusi kraavist kogu tema lapsepõlv. Seal oli mingi, siis oli see, ta sündis 1911 ja see Ilvese tänava nimi pandi tänavale 15 aastal, et tema jaoks ilmselt siis, kui ta teadvusele tuli, oli see tänav juba Ilvese tänav. Aga tänavat sealt, nii palju oli, tema kirjeldab seda kui mudaseid roopaid, kus isegi obuseid väga harva oli näha. Ja pigem liikus seal õhtuti sadamast töölt koju tulevaid purjus veidrikke, kes seal siis lärmasid, aga muidu olid toredad inimesed. Et väga kena mälestuspilt on tal olemas. Mida ta üldse kirjutanud on? Et ta ei olnud ainult kirjanik. Ta oli kunstnik, graafik ja maalikunstnik ja tal oli näitusi päris laialt üle maailma, isegi 2 korda Nõukogude Eestis. Ma arvan, et see oli palju suurem saavutus, kui kuskil New Yorgis mingi näitus omal ajal teha.
Ja nõukogude ajal siiski ilmus tema luuletusi kodumaal võrreldes paljude teistega, et teda oli antoloogiates, nii Sõnarises kui selles Paul Rumma 60ndate antoloogias, ja sellesama kodumaa väljaandena ilmusid ka mõned luuleraamatud. Need olid hästi väikesed nagu ajale paberi peale, ma ei tea, võib-olla pool sellest raamatust, sellised, ka 2 suitsupaki mõõdus umbes, sellised pisikesed vihikud ja need on kaunis haruldased. Ma ei tea, miks küll Vihalemma, ma ei ole seda väikest Vihalemma raamatut üldse näinud. Et seal Kangro oma ma olen näinud, Lepiku oma olen ma näinud, aga sellest olen ma ainult lugenud. Ja tal on veel üks suhteliselt haruldane raamat, mida mulle, kindlasti kuskilt raamatukogust saaks kätte, aga antikvaraatides ei ole kätte jäänud, on kunstnik Eesti kirjanduses. Ühesõnaga, selline ka väiksem 75 leheküljeline raamat sellest, kuidas kunstnik on kujutatud Eesti kirjanduses. See võib olla päris huvitav, aga ma ei ole seda ise lugenud. Aga kõik muud asjad, mis ma kätte olen saanud, temast on tõesti nagu suurepärased. Veel on olemas tema kirjavahetus Arvo Mägiga. Ma arvan, et teda on ka välja antud siin nüüd kodumaal. Ta oli romaanikirjanik põhiliselt ja kirjutanud ka mõned luulekogud, väga palju ajaloolisi romaane, nii novelle, isegi näidendeid. Et väga viljakas kirjanik. Ja nende kirjavahetus on muidugi väga pikk ja mahukas, on 60ndad ja 70ndad aastad, aga see, mis on aastal 2000 Ilmamas välja antud, on nende kirjavahetus 55 kuni 59, siis 50ndate teine pool. Ja see pidi olema kõige intensiivsem, ilmselt olid need siis ka nooremad ja nagu vihasemad. Ja saatesõnas Noorhani siis kirjeldab, et oli ikka täitsa mõte nagu kärpida seda kirjavahetust, et kohati oli ikka näha, et tüübid on purjus ja vägisõnalised ja nagu kontrolli alt väljas, aga et ikka ei saa, et siis see pole ikka see kirjavahetus. Ja luuletusi on neil seal kirjavahetuses, see on ka päris kobe materjal. Ja kuna ta oli kunstnik, siis on mõned tema luuleraamatud on väga ilusad. Zooloogia ehk Ingel lindudega on selline, kus on sisse kleebitud värvitahvlid, päris mitu, aga ühte ja järgmist kogu, mis sellele järgneb, nimetatakse mapiks. Ilmselt see siis on, kuskil on umbes paarkümmend graafilist lehte ja natuke rohkem luuletusi. Selline kummaline kunsti- ja luulemapp. Kui sellised kunsti- ja luule nagu koostööprojektid meeldivad, siis näiteks teine väliseesti luuletaja Kalju Lepik on teinud 10 selliseid väga väikese trükiarvuga põhimõtteliselt nagu graafilistest lehtedest koosnevaid. Näiteks seal võib olla mõni luuletus ja siis Otto Paju või keegi teine kunstnik on teinud nende motiividel sinna mingid graafilised tööd juurde. Ja neid vist ei ole üle 100 trükitud, et neid kätte saada on väga raske, aga kellel on huvi, siis on olemas selline Tallinna Ülikooli elektrooniline arhiiv, võib öelda, mille pealkiri on etera.ee, nagu e-tera. Sõna tera ja e-täht on ees ja sealt Lepikut otsides on, ma ei tea, kas kõik, aga vähemalt praktiliselt suurem osa neid bibliofiilseid raamatuid on kõik sisse loetud, mis on väga tänuväärne töö, sest neid kuskilt raamatukogudest või antikvariaatidest kätte saada. Ma olen ühel oksjonil üritanud ühte nagu üle pakkuda, tudengina ei olnud see väga lihtne. Et mida siis tema luuleloomingu kohta öeldakse, on ikkagi, ja miks ta mulle nagu väga meeldib, ta on selline lõbus ja küüniline autor, et ta ei ole selline tuim, kuidas selle öelda, selline igav autor, kes teeb väga korrektse vormiga asju, sellised on ju küll ja veel. Aga tal on vorm päris hea. Esimest seda kogu nimetati arbujalikuks ja mingit arbujalikust siin on, aga see ei ole kindlasti ta kõige parem kogu. Aga juba selles on näha, et tüüp on ikkagi nagu ääretult andekas. Ta esimesed luuletused ilmusid minu mälu järgi Loomingus 36. aastal ja sellel ajal Loomingusse nagu saamine ei olnud see, mis ta tänapäeval on. Et tänapäeval tundub, et Loomingusse ja Kirjanike Liitu võib iga Urve Tinnuri sisse jalutada ja jalauksega lahti lüüa, siis ikkagi oli mingisugune sanitaarmiinimum, olid mingisugused käitumisreeglid, mingisugune kirjaoskuse tase, millega tuli arvestada ja see oli Vihalemmal ikkagi juba noore inimesena olemas. Aga raamatuni ta enne sõda ei jõudnud.
ja see raamat tegelikult viibis ka. Et mina küll soovitan, kui selline lõbusam, vabam ja haigem ja boheemlikum luule meeldib, siis kindlasti Vihale. Ma toon siit ühe teksti näite. See on 60-leheküljeline raamat, kus on nagu 4 peatükki, millest viimane on Laev kodusadamast. Ja sellel on 4 osa, need teised osad ei ole nii tugevad, aga ma loeksin ette esimese. Andke andeks, siin on veidi rootsi keelt. Ja minu rootsi keel on küll sellisel tasemel, et ma süstem puulaagetit ei oska ka õieti välja öelda, aga ma otsin selle luuletuse kohe välja. Et ma ütlen vahepeal, et meie raamatukogus on olemas see Vihalemma suur kogumik, mis on nüüd välja antud temast. Ja seda saab lugeda võtta, et see on täitsa hea, seal on siis kõigest midagi kokku. Tegelikult on tal kodumaal välja antud 2 valikkogu, et selles mõttes tal on õnnelik autor, et lugemik ilmus 91, ma arvan, ja see oli umbes 160 lehekülge ja teine ilmus siis 2011 ja see on juba mingi 475 lehekülge, et see on igavene mürakas ja ma arvan, et seal on nagu kõik olemas, seessõnad, järelsõnad, mis iganes, et see on väga korralik teos, et Kalju Lepikust on meil väga korralik Ilmamaa väljaanne ja Ivar Grüntalist, kes on kõik suurepärased poeedid, aga just kas Urve Karuksil tuli nüüd ka asja mingisugune, suurem, paksem raamat, see oli noorema põlvkonna väliseesti autor, väga kena. Aga siis ma loen ette selle minu jaoks kõige kenama luuletuse Arno Vihalemma kogust Kaja Kivi südames, selle tsükli nimi on Laev kodusadamast ja see on selle tsükli esimene luuletus. Mereniiske õhtu hämu matab väikelinna. Käin ja kõnnin sihitumalt, kuhu ongi minna. Inimesi ringi sabib asjalikult ruttu. Saaga tõotab tulekiri õllekarva uttu. Speisser, topak, tvottar, lustik, fiskoh, vilt. Tere, vana tuttav, sildi järgi silt. Jaama poolt lööb kibedamat suitsuvingu ninna, vedur huikab, südasügis, kuhu ongi minna. Pikad kuurid, raudsed rööpad, äkitse on ees, koks ja kraanat, kivisüsi, õlilaigud vees, sadam, tuuled, vilgutuled, helgid hetkelised, kalalaevad, prahiaurik, tummad retkelised. Käid ja kõnnid lähemale, söetramp pooles lastis, mis küll veetlust otsib hingses vanas mustas kastis. Mis küll kihksind lugema veab iga praami nime, püüseist kalalaeva pardal avastama ime. Vaaremünde, veerid ahtrist, seidam, nüüsteed, Lolland. Harva siia laevu eksib kaugemalt kui Holland, aga äkki aimamatult, võõrastades võppub silm, suhkruseltsi Norma kõrval, kuigi kulund vähe, Mari Pärnu kuulutavad slaavikeelsed tähed. Mari Pärnu ja nüüd märkad selle üle rippu, paatund verevärvi sirp ja haamrilippu. Ahtritekil õhtu hämus paari ähmast varju, kodusadam. Äkki tulnud teretuse tuju, kurku kibelema jääb veel, kuid alla neelad ühes süljega, mis mõru kustund piibust. Võõrkeelset juttu roomab üle reelingu ja alla kividele kukub, külmetama jääb. Stepipoeg või Volga kalur räätsakile trepi kohal, sügab soni alt ja sülgab, nina nuuskab, paberossi süütab ja siis jälle maale piidleb, võõristades kulmu alt. Et väga kenasti maalitud, väga pikkade ridadega, natuke raske on teda ette lugeda, aga nagu ülimalt täpne, siuke detailitundlik, võib öelda küll, et siuke kunstniku silmaga tehtud asi, et ma ei tea, kuidas teil, aga üldiselt võib täiesti nagu pildi jooksma võtta. Võib-olla parem on ise lugeda, kui võõra ettelugemise tempot jälgida. Aga selline on Vihalem ja siin ei ole nüüd sellist nagu lustakust ja pahatahtlikkust, mis on talle omane, aga sellest mõni teine saade. Et algaja autori kohta, nii võib öelda esimese raamatu peale küll, et ikkagi nagu väga, väga kena töö. Nii, kes siis? Raul?
jah, luuletus peab kõnetama. Finaalis, ma ütlen jah, üks luuletus kõnetas, ülejäänud ei kõnetanud. Aga nii, minu teine sett on selline. 4 aastat peale ema surma notari juurde. Elu on nagu lift, sõidad ülesse alla väikeste vahepeatustega. Täna pidin sõitma ülesse liftis inimesega, kellel oli suur ego. Nuppu vajutasin küünarnukiga. Ei saanud lihtsalt kätt ja näppe kontrollida. Tema oli rahul, mina hingasin välja, katse sisse hingata ebaõnnestus. Aga siis läks ta minu elust maha. Olin olnud puhver. Lift elab, mina elan, veatu elu. Aastaid hiljem saabub teade, et sõitsite selles sinatses liftis ja te olete võlgu kõhtjalgsele pintsaks lipslasele. Anname andeks meie võlad, aga teie meile võlgu ei jää. Elu on nagu lift, kus minevikku meenutatakse väikeste vahepeatustega. Aga küünlad ja hauakivi osta kohe kaasa. Ärasaatmiskõne jaoks vajutage nuppu, mille peal on kell. Näe, elasin tänase öö üle. Headele inimestele võimaldatakse palju. Ma olen ju hea. Vaatan otse päikesesse. Puuet ei ole tuvastatud. Süda on suurem kui aju. Igale sinisilmsele omasoo iharale on mul alati ojamõõl vöö vahel ja varsakabi tagataskus. Eluheidukele pakun nuga leiva lõikamiseks ja konservi avamiseks. Suviti on mul alati rõdul sõrmkübara täis verd sääskedele ja tükike sitta kärbeste tarvis. Loon endale ainult häid mälestusi, sest vananedes ma ei tea, milliseid ma mäletan. Kodutunne on siis, kui tuba on soe. Kodutunne on siis, kui keegi on just küpsetanud kaneelisaia ja keetnud kohvi. Kodutunne on siis, kui tuba on puhas, aga seal valitseb kerge boheemlaslik segadus. Kodutunne on siis, kui segisid ei tilgu või siis ainult natukene. Kodutunne on siis, kui tualettpotis pole pidurdusjälge. Kodutunne on siis, kui oled saanud koos külvikordadega kaasa seemne ja agronoomi. Nutitüdruk eesistmel. Imetlesin näojooni bussiakna peegeldusest. Nii habras kordumatu. Ja siis kõrvast pudenes vaigune kuularipulk. Nutikas telefon, nutikas nägu, mingi ristand Jobsist ja rikutud õunast. Aitäh! Ega välimuse järgi ju vahet teegi, kes neist on südame simulaatoriga, kes ilma. Aga kui armastuse ligi satuvad, siis selle vidinaga tüübid kärssavad küll läbi. Jutt oli siis südame simulaatorist. Öö ilma sinuta. Leedlamp kustub, nõukaaegne 100-vatine süda hõõgub sees. Istudes bussis nädal pärast su lahkumist lahknevad luud. Lähevad äkitselt nii laiali, et buss koos juhiga ja reisijatega kaob mu jalge vahele. Aga luudel ei saa küll. Hommikuks on läinud linn ehk ka kubermang. Elu on raske. Lemmikarsti seriaal sai otsa. Lapsed kraaklevad arvuti ümber nagu tihased peki kallal ja mees ei pane kunagi ühtki nõud masinasse. Niisiis panin saapad jalga, koleda end sooja jope selga ja läksin merele vastuseid nõudma. Merel oli suu vett täis. Meie igapäevast demokraatlikku põsetubakat, kohvi, veini, Facebooki, sepikut, kartulisalatit, ära anna meile tänapäev. Ära anna meile tänapäeva. Pärnu taluturg ei ole vaga kapsakaali pühakoht. Ma tahan kõiki neid kooke, pirukaid ja magustoite. Jeesus! Sa küll surid meie eest, aga oleksid võinud ka kõik need koogid minu eest ära süüa. Meile ju meeldib, et õhk on õhku täis ja muid asju vähem. Ma ei põe ka, et olen ennast täis ja muid asju näiteks õhku vähem. Nüüd on see asi, et me oleme siin juba tubli 1,5 tundi või tund 40 hullanud, et ametlik osa võiks olla läbi.
tegelikult ma ei tea, kuidas teiste plaanid on, mul võtsin küll mõned luuleraamatud kaasa, millest teid hoiatada, võin seda teha mõne lühikese lausega, et raamatupoes ja sellistes kohtades ei läheks nagu orki. Kui teil kannatust on, siis ma võin seda teha. See on meene, mis kingiti sellelt luulepäevadelt, selle kollase punkti peal on ilmselt kirjas luulepäevad läti keeles, ma ei tea, ma ei ole väga süvenenud. Igal juhul väga kena pudel, millegipärast oli tühi, aga küll nad seal arenevad. Et ma alustan sellisest autorist nagu Miina Hint. Ma ei tea, kas keegi teab Miina Hinti. Miina Hint on väga viljakas autor, ta on kirjutanud üle 50 romaani ja luulekogu. Enamus on kirjutatud, tähendab ta need ise kirjutanud ja tõenäoliselt on ta need ise kirjastanud, sest nad on ilmunud MR-märgi all ja see MR-märk ei ole välja andnud muid raamatuid. Seal on kaks muud autorit ja ülejäänud on kõik Miina Hindi teosed, see kõlab nii, nagu see oleks tema enda kirjastus. Ta ei ole Kirjanike Liidu liige, ta on Pen klubi liige, mida tema nagu sellisest eraelust ma ei tea, ma ei tunne teda isiklikult. Tema loomingut on väga harva avaldatud sellistes ajakirjades nagu Loomingus korra on 13. aastal ma märkasin ja kuskil ülevaates ka Peeter Sauter ühte tema raamatut mainis. Üldiselt on ta viljakas autor, kes on jäänud tähelepanuta ja kui ma loeksin hoiatuseks ette mõned luuletused, siis te ilmselt saate ka aru, miks. Lehekülg 46 on selline luuletus. Ära karda astuda üle piiri, ära karda teha esimest sammu. Nii väljapoole iseennast, et avardada oma piire, kui ka sissepoole, et tugevdada oma tahet. Aidates seega võita elul ja mitte surmal, valgusel ja mitte pimedusel. Et teema on ju väga kena, aga selle, ma ei tea, Raul, kuidas sulle see teostus tundub? Mäletad seda praegu, millest luuletus oli? Kahjuks on meelest läinud. Kas on mõtet? Tegelikult ei ole, aga lihtsalt, et keegi ei saaks öelda, et ma pahatahtliku inimesel olen välja valinud lihtsalt ühe nagu hästi halva asja. Et ma lugesin raamatu läbi küll, aga ega siit ei ole võtta paremaid, kui nad siin on. Et analüüsi ei jõua teha, aga kui kellelegi meeldib, ega siis võib ju lugeda, siis on leidnud endale autori, kes on tõesti pakkunud väga palju raamatuid. Lehekülg 32 pealkirjata luuletus. Kas sul on kodu Eestimaal? Ei, sul ei ole kodu Eestimaal. Ainult raisakullid tiirutavad siin järeljätmatult. Sinu pea kohal lootuses sind tükkideks rebida. Ühel päeval sajavadki nad taevast alla, võttes sinu käest ära kõik, mis sul on, nii sinu kodu kui sinu enda elu. Et sellist protestivaimu tema teostes on, see ei ole nagu, üldiselt ongi selline nagu eluga rahulolematu ja poliitiliselt aktiivne autor, aga seda vormistamise õnne ei ole talle antud. Et mõtted õiged, aga paraku praegu sellest viimasest luuletusest niimoodi aru, et tal ei ole kodu Eestimaal, tal ikka on kodu Eestimaal. Ära oleks see deliirium. Aga nii, ühesõnaga järgmine raamat on Maarja Pärtna Vivarium, see on Värske Rõhu autor, see on tema 4. raamat. Seekord on selle välja andnud tartlaste veider kirjastus, mille nimi on, kui ma ei eksi, siis Elusammus. Mina olen kõiki Maarja Pärtna raamatuid lugenud, ma ei mäleta nendest mitte midagi, aga see raamat tundub olevat veidi kobedam, sest siin on loodus ja talu elupilte. Aga nagu paljude autoritega, kellel üldiselt see sogane hingelaad nagu näib takistavat kirjutamist ja kes ikkagi üritavad kuidagi nagu tegelikkusest tuge leida, et nad ei oska nende elupiltidega midagi peale hakata, et elupildi saab küll nagu kuidagi tehtud, aga ei jõua selle elupildiga mitte kuskile välja. Ja siin oli kuskil üks veider luuletus, ma võin ühe näite ette lugeda, mul ei ole mingit tahtmist lugeda ette
suures koguses Pärtna luulet, mis minu meelest näib olevat täiesti nagu viljatu tegevus, nii selle kirjutamine, lugemine kui selle, aga juba oli, minu meelest oli sellest ka juba arvustus ilmunud, kui mitte Sirbis Matura ei võtnud seda ette, aga kuna ta ise ei oska kirjutada, siis ma arvan, et tema arvustusi ei ole ka mõtet väga sügavalt, no see on tegelikult sellised autorid nagu Pärtna on kõige parem näide sellest, mis juhtub, kui noori autoreid pannakse kantseldama keskpärased inimesed. Seda värsket rõhku Tartus kantseldavad kes? Seal on Karoliine Pihelgas ja Tõnis Vilu. Hoidke eemale nii Pihelgast, Vilust kui nende kantseldatud autoritest, keda annavad välja nii värske rõhku, Elusammus ja muud sellised asjad. Ma lihtsalt loen nagu ühe luuletuse. Müüre. Oleme me alati ehitanud neid, mis hoiavad midagi sees, hoiavad kedagi väljas. Kivikirveid, nooleotsi, oma enda vihast moonduvat nägu, lepiku ilme siseküljel, millest jutustab ajalugu, müüridest või nende ehitamisest ja langemisest, müüridest ja haudadest, mis on ju samuti teatavad müürid selleks, et hoida surnuid seal, kuhu nad kuuluvad. Raul, katse, Jänes, ütle paar sõna. Kuule, täitsa lahe oli. Tegelikult ka see kurdi müüri teema oli päris šef. Mul läks mõttele suitama mingit hauakambrite peale. Sees ja väljas ja kõik. Aga kuna ma olen praegu natukene selle lemmikloomade surnuaia tähendab nagu Stephen Kingi oma selle mõjude all, et siis võib-olla ma ei võta päris tõena, aga see lõpp on puudu. Selle saaks täitsa ära vormistada. Mis ju praegu meie vasakpoolsete kunstnike kõige suurem ihu ja hingehäda, see on president Trumpi ehitatav müür Mehhiko piirile. See ju kõlab siit lägu, oma enda vihast moonduvat nägu, eks ole, nagu kõik need Tallinna ja ma ei tea, mis müürid oleks ehitanud mingisugust vihkamisest, tule taevas appi, müür ehitati selleks, et ellu jääda, seda tehakse tänapäeval täpselt samal põhjusel, kui sa tahad elada ilma seinteta korteris, mine puu alla ja ela seal oma suures armastuses kõigi ja kõige vastu. See ongi selline teema on olemas, aga lihtsalt tõesti mind häirib selline jõle vasakpoolne tendents alati. Ja see tendents tuleb neil alati mitte pähe, et nad ei ole sündinud vasakpoolne, nad ei ole isegi raamatutest lugenud, see tuleb neil teleka vaatamisest. Kui telekas aetakse müüri juttu, hakkavad luuletajad müüri juttu rääkima. Ja see on kõige lollim asi, mida ma oskan ette kujutada. See selleks. Nii. Mul on kaasas üks Pärnus kirjastatud raamat, Tarmo Olmeri teine luulekogu. Ma ei tea, kas keegi on Olmerit lugenud. Mina üldiselt proovin peaaegu kõike lugeda ja võib-olla olen ka esimest kogu lugenud, aga meeles ei ole ja ma arvan, et see ei saagi meelde jääda. Siin on vist peaaegu ükskõik, kust võtta luuletusi, ükskõik mida lugeda. Võtan suvalise. On elus ja loomes mingi salapära. Nad justkui vahetavad kohad ära. Puud ja põõsad magavad ja nende taga kuuhaldjatel vaid lubab toimetada, äkki mingeid linde võimsalt kiljus, tuul sasis latvu, karje üles korjas. Just nimelt nii lõppebki, tuul sasis latvu, karje üles korjas. Võib-olla on see nii mõeldud. Et siin on hästi palju sellist kõige lihtsamat ja kõige nagu tüütumat kraami. Loen lihtsalt ühe veel leheküljelt 44. Iga kaos kätkeb endas lõputuid korra võimalusi. Iga lõpp tähendab lõputuid alguse võimalusi. Selline Konfutsiuse-laadne ülitarkus ikkagi läheb lihtsalt nagu närvi. Et nii, ühesõnaga ei midagi nagu erilist. Väga, väga tavaline harrastusluule. Ja siis on Maiuspala. See on Andrus Kasemaa luulekogu Mees otsib naist, mida võiks pidada kontseptuaalseks luulekoguks, sest kõik luuletused algavad ühe rea või ühe lõiguga tutvumisportaalist, tavaliselt siis, kust Mees otsib naist. Meil antakse märku ilmselt, et aeg hakkab lõppema.
Kasemaa on väga, väga viljakas autor, ta on kirjutanud mitu proosaraamatut ja proosa tundubki olevat tema tugevam külg. Need proosaraamatud tavaliselt räägivad tema raskest lapsepõlvest, vaesusest, haigustest, sellest, kui suur kirjanik ta on, sellest, kuidas ta ukse alla kuseb, sest ta ei viitsi minna kaugemale ja viimasel sel aastal on tal ilmunud 3 raamatut. Ma üritasin lugeda Loomingu Raamatukogu proosateost, aga see oli nii kange keelega. No raske oli jõuda sealt kohast edasi, kus 2 tegelast arutavad, sõnastus selline, kuidas maal saadakse toasooja või toasoojust ja arutluskäigus siis jõuavad tulemuseni, küllap asetavad halud kaminasse. Et selline, see võib tunduda nagu naljakas, aga kui lugeda seda raamatut, on ilmselge, et inimesel puudub igasugune huumoripeel, absoluutselt. See on kontseptuaalne luulekogu. Ma mäletan ühte head näidet kontseptuaalsest luulekogust, see oli kodanik Verrev, kes kunagi tegi luulekogu, mis koosnes, ma ei tea, kas ta oli 4, 5 või 6 inimese arvetest, kellel olid ainult kõrtsiarved, kellel olid ka toiduarved, lihtsalt arved ja mitte midagi, inimese nimi, hunnik arveid, järgmise inimese nimi, hunnik arveid. Ja see oli ilmus tükk aega tagasi, üle, ma ei tea, võib-olla 15 aastat tagasi. Ta tänapäeval üle vaadata, ma ei mäleta raamatu nimega Verrevel, minu meelest ainult 1 luulekogu ongi. Ja see on tõesti päris nutikas raamat, et ta ei ole lisanud sinna arvetele mingisugust nagu soga. Mida Kasemaa siin teeb, on see, et ta võtab selle mingisuguse, ma otsin siit mõne lühema, sest need on kaunis nagu sarnased siin kõik. Nii. Võtan lühemad plokid. Ühesõnaga, siis, tal on hallil põhjal on need tsitaadid siis tutvumisportaalist ja neile ta on lisanud oma kommentaarid. Siis annan märku, millal lõpeb tsitaat ja algab poeetiline tekst autorilt Kasemaa. Terekest vastassugu. Kuna nädalavahetus läheneb mürinal, siis teeks mõne tutvuse, tsitaadi lõpp. Et minna loomaaeda ja kohvikusse, jalutaks niisama rannas ja vaataks, mis edasi teeme. Vinki. Nüüd tuleb järgmine tsitaat. Läheks täna saleda neiuga sööma, tsitaadi lõpp. Tahan su paksuks trullakaks rasvarulliks Pekimäeks sööta. 3. tsitaat. Kas Järvamaal seksi saab, tsitaadi lõpp. Armeenia raadio vastab, ei saa. Need tunduvad võib-olla veel isegi sellises väikses koguses nagu võib-olla naljakad, aga tegelikult see ei ole naljakas raamat. See on nürimeelne raamat. Kõik need asjad, mida ta nagu, kõik ta arendused, mis ta on nii lihtsad, nii elementaarsed, ilma igasuguse loovuseta. Kuidas? Rõhukujundus, sellepärast on nagu okei. Ja see on kõik tehtud Kultuurkapitali rahaga ja Eesti Keele Sihtasutuse see uus kaubamärk ja kõik on nii, nagu ühel luulekogul peaks olema, ainult et luulet tegelikult ei ole üldse. Ja kui see tundus naljakas, siis lugedes see paks raamat läbi, see ei ole absoluutselt naljakas. See on nõme. Et tegemist on ju 2018 Liivi auhinna võitjaga ja oli vist jah nii. Ja muidki asju, et siis ei saa ju talle ära ütelda ja Kultuurkapital annab talle jälle millegi jaoks raha. Aga vahel on see kuidagi kummaliselt nii. No see raamat on küll üks nurjunumaid projekte, mida ma olen näinud, et palju on ju tänapäeval neid projektiraamatuid, Hasso Krulli Euroopa teemaline projektiraamat ja Riismaal meenub Seene niidistiku teemaline projektiraamat ja inimesed võtavad mingi teema, näiteks õnnestunud näide oli Afanassjevi külaelu teemaline, võtab mingi projekti, hakkab mingi teema, kangutab selle ära ja kui on andekas inimene, tuleb nagu hästi välja. Aga tundub, et Kasemaal ikkagi seda nagu, tal on ainult üks anne, see oma elu. Oma see ikka lihtne igapäevane elu, ta 2 esimest luulekogu olid ka päris huvitavad, kus ta kirjutas sellest, et ta elab seal kuskil Peipsi ääres külas, ta on laisk, ei viitsi midagi teha, ema teeb tööd, tema logeleb, kuskil on surnud rebane, sellest surnud rebasest ja logelemisest kirjutas ta 2 raamatut, need esimesed olidki nagu enam-vähem huvitavad. Siis 3. raamat, ma räägin luuleraamatutest, see oli jälle selline paroodia moodi teos, kus mälu järgi tsiteerides minu ilusa küla kohal ilusas taevas on ilusad pilved. Tõesti, taevas oli taevakarva sinine, mida ilus vaadata oli. Tuleb tuttav ette, eks ole. Täpselt selline tase. Et selles mõttes jah, hoiatan, et on tuntud autor, on kirjutanud häid luuleraamatuid, häid proosaraamatuid, aga vaadake selle asjaga ette hoolega. Aga siis kas keegi tahab veel midagi lõpetuseks öelda?
et ma ütleksin siis ühe meie esimese Luuleraadio saate lõpuks ühe haiku. Kui te tunnete, et mu luuletus häirib, ärge kuulake. Nii, kena. Olime Luuleraadio Pärnu stuudios, Passion kohvikus, Jaak Känd, Leonora Palu, Raul Majas ja Kivisildnik. Aitäh!